Ja siis ütleme, kui nagu kohe on sul taskust võtta mingi $500 on ja, siis sõitakse üks nurga taha, aga see $500, siis Siis on nagu ostad vabaks ennast. See on sul kogu aeg taskus olema. Aga võt siin ongi sedasi, seal on nüüd teine organisatsioon vastu nagu loodud nagu sedasi, et selle nimetus on Vojenne advokaat. Sõjaadvokaadid. No ütleme põhimõtteliselt küll, et kui nagu siin nagu kinni püütakse, et siis helistad mingi teatud numbrile, siis tuleb mingi teine poiss kohale. Ja laseb 400 lahti. Ei ole, need on kallimad vennad, need on sedasi, aga need annavad liisingusse oma teenuse. Täpselt, just nimelt. Nemad küsivad $3000 kuni $4000, aga nemad annavad järelmaks. Tervist! Me oleme Hutu ja Tutsi shows, me oleme ajaloolises Luuleraadios ja meil on 17. saade, millega täpselt nii nagu eelmistega hindame, teadvustame, harime ja kanname edasi genotsiidi kultuuripärandit. Mina olen Hutu ja minuga on Reimi, eestlane. Jaa, tervist! Meil on täna selles suhtes nagu natukene nagu eriline saade, et kuna meil on vaatajate poolt on laekunud nagu tagasisidet, et kus nad... Tagasiside laekus. Jah, aga tagasiside on selline, et mõned nagu väidavad, et nad, kes nagu asjadest nagu õigesti nagu aru ei saa, siis nad väidavad, et me ajame mingit sellist kahtlast kui Kasaari režiimi asja. Et selle... ei ole ju kedagi ära tapnud siin. Ei ole mitte midagi kedagi. Kas te olete näinud, mis saate numbris siis tapsime? Me ei ole kedagi... Me oleme professionaalid. Et Kasaari režiimile omaselt me ei ole kedagi ka rindele mingi tapale saatnud, mitte midagi sellist me teinud ei ole. Me ole isegi heaks kiitnud tapatalgoid. Mitte üheski saates. Absoluutselt. Vastik värk. Ja nüüd me tahakski nagu selle saate sissejuhatavas osas selle nüüd ära klaarida, et me tõestame ära selle, et me ei aja mingit Kasaari režiimi asja, vaid me ajame ikka nagu ehtsat nagu slaavlaste asja. Ja selleks meil on eksperiment. Laboratoorne töö. Ja alustamegi selle laboratoorse katsega, et kuna... Uskuge või mitte, aga see on siin seapekk. Ja sellega oli... Seda me kavatseme süüa. Ja sellega oli nüüd selline lugu, et ma tellisin seal nende samade kaubasaatjate käest tegelikult seda Ukraina pekki, seda ehtsat nagu seda slaavi pekki, seda saalata. Aga juhtus selline lugu, et ütleme nagu transpordi käigus, et ütleme see Poola piiril, siis Poola... Ma tükeldan peeneks, sellepärast, et see saate ajal meil siin kamara närimine ilmselt ei lähe väga ladusalt. Ja Poola piir konfiskeeris lihtsalt selle suure kamakaga seda... Mis usk neid seal Poolas on, et ei luba sealiha nagu... Ma ei tea, seal on mingi uus usk peab olema või tegelikult ma jagasin välja, milles see asi teema võis olla, vaata, et seal... Ja siis me olime sunnitud selle Ukrainaga saala asendama Ungari pekiga. Kas need on piisavalt, et on veenev kogus seapekki? No äkki on, me saame pärast juurde ka lõigata. Kui keegi ikka veel ei usu, siis ma ei tea, mis saab. Jah, aga see on sedasi, ma sain aru, et tegelikult on sedasi, ütleme see Poola piir, kus nagu seal üle tullakse, tegelikult oli see ka nagu need vanad Vene tsaaririigi need alad, ja kus on seal päris palju on neid ütleme neid ka neid Kasaari juute, et võib-olla nendele ei meeldinud see, et mingi pekiga mingi seal... Aga kus on siis sallivus, tolerants ja avatud ühiskond? Minust iga avatud ühiskond peab olema eelkõige avatud seapekile. Oled avatud ühiskond või ole? Seda me saame teada kohe varsti. Jah, aga siin on sedasi, et kuna me tervitame sellega, et meil on siin üks mingi poolakate see Belovežja Zubrovka, et see on see poolakate juudi viin, et sellega me tervitame Poola tolli. Et ükskõik, mis rahvusest nad on. Ega tolliga olgu ta ükskõik, mis usku tuleb hästi läbi saada. Jah. Nii, ja siin palame kohe teda ikka nii, nagu teda ka valatakse seda teeklaasiga. Esialgu üle ei pinguta siin leivaga. Ja siis paneme rõhku rohkem nagu sellele seale ja poolakale. Pane seda mingi Peipsi korki ka on meil siin. Jah, kohe.
ja selle valasin, jaoks oleks meil mingi taldrik vajalik, ma pean otsima natuke. valasin siia kolm klaasi ka, et anname sinna kaamera taga ikka. Leib. Arvan, et leivaga pole mõtet ka rohkem pingutada. Jah, aga see ei ole valge leib, see on korralik. See on Muhu leib, vaata, see ajab natuke peeretama, aga muidu on hea. Nii, ja siin on kurgid. Peitsi kurk, hapokurk. Putinistlik kurk eesti keeles. Nii. See on nende vanausuliste ja seal on need ka seal. Ma mõtlen selle kurgiga, ma üritan leida mingisuguseid töövahendeid. Ole hea, kas sealt kuskilt ei näe mingisugust midagi sellist taldrikulaadset näiteks. See on räpane kindlasti. Las ta olla. Inimesed söövad, sellepärast taldrikud ongi sellised, nagu oleks sealt pealt söödud. Seda ei ole esimest korda maailma ajaloos, et süüakse. Nii, tegelikult võib neid kurke süüa ühes tükis ka. Mina nüüd üldse väga ei peenestaks, vaid näriks niimoodi. Jah. Aga võtame nad siit anumast välja, siis on taldrik. No pane igal ühel, pane üks veel, aitab küll. Okay, siis on esteetiline. Siis on hästi, jah, paneme selle kuidagi kaane peale, paneme ta eest ära. See saade läheb päris hästi käima praegu. Jaa, anname sinna kaameramehele ka seda. Poola seda. Sobrovkat. Nii. Ma panen nii palju, kui mahub siia peale. No pane, jah. Anna see kohe sinna kaamera taha. Et kõik oleks selgus, valitseks mõlemil pool kaamerat, palun. Nii. 1, 2, 3 on kohtuseadusega, siin on midagi, et närida ainult 2 tükki ära, arvad, et oled testi läbinud. Meil on kontroll ka, et esimene kord, teine kord ja 3. kord. Jep. Siin on isa, poja ja pühavõimu nimel. Ja nüüd, ega ei olegi muud, kui tuleb alustada eksperimendiga. Jaa, ma näen. Ja nii, et... Sobrovkat ka siia. Võtame kõigepealt nagu seda eksperimendi õli. Jah, nii. Kolks. Kas eksperiment on tõsine asi? No nii, hakkab looma. Nüüd on see. Selle kui oli balaklavaga, oli samasugune tunne kindlasti toimetada, nagu kunagi oli see, et üritati vaata see, kui see nakkuslik karneval oli, siis siniste maskidega üritasid nagu süüa. Käib töö juurde, midagi üle teha. Lonksu vett ka panema, aga ikka juudi viin on aus, sest Poola juudi viin on ka aus. Nii, eksperimendi esimene etapp on läbitud, keegi meist põlema ei läinud. Aknud me muidugi otsime kinni, et valgus peale ei paistaks sellele hirmsale teole, mida me praegu teeme. Aga jäägu see meie vahele. No sellega me tõestasime ära, et me ajame ikkagi nagu seda slaavi asja. Ja Ugri asja ka. No muidugi jah, Ungari pekk, jah. Ungarlased muidugi ise peavad ennast rohkem türklasteks või ugrilasteks, kui neile öelda, et nad on ugrilased, sealt vaatavad imeliku näoga, mis asi ugri, mis ajast peale türklased on ugrid. Aga no vaata, seda ju tead, et kus nagu see, ütleme, slaavlased ja kus see nagu üldse tulnud on. See oli kunagi oli ju sedasi, et ütleme, oli ju kõva see nagu, see oli veel siis, kui see oli see Andaluusiga, see nagu kalifaat ju. Seal Hispaanias oli ju, seal all Andaluus, Cordoba kalifaat ja siis oli ju see, et siis ju nad ju vajasid orjasid. Ja siin need orjad püütigi ju, ütleme, praegustelt nagu need Ukraina aladelt ja siis nagu Poola aladelt, sealt püüti kinni. Ja siis nad toimetati siis, ütleme, praeguste Saksa ja siis nagu Prantsusmaa alade kaudu sinna. Ja siis on sedasi, kui ingliskeelne sõna on nagu, ütleme, slaves, ütleme, saksa keeles on sklaave, on ju. No see poiss. Ja. Selline ajalooline taust on siis.
ja siis sealt tuligi, noh, ütleme need slaavlased, slaavlased siis kui polegi orjad. midagi imestada, kui kogu aeg üritatakse slaavlasi orjastada. Et see alateadvuses, ajaloo mälus on selline, see on ori, nüüd hakkad tööle, aga tüüp ei taha enam töötada millegipärast, ta on kohe jama. Tekivad sõjad, värgid, tapetakse ära Hertsog Ferdinand ja läheb jamaks. Et suhtumine on jah kõik nagu sellest, on ju. Kuigi noh, ütleme see periood, kus seal väidetavalt, et kui seal nagu seal Vene tsaaririigi ajal, et noh, need nagu olid sellised, kes nagu juutega hirmsat moodi rõhusid ja neid pahasti kohtlesid seal ja siis oli see, et noh, see juudiga oli nende juutide raskest elust, kui selle, ütleme, selle tsaarirežiimi ajal, et noh, ütleme neid nagu palju lugusid ja siis noh, üks tuntumaid lugusid ja tegelikult on ju see, et isegi see, mis üks maailma kuulus see muusikal ja mida seal ju Broadway'l ju etendatud ju korduvalt oli see viiuldaja katusel ju. Kahjuks ei ole näinud, väga uitu tundub. Ja see on sedasi, see on ühe sellise juudi kirjaniku Sholem Alechemi teos, et see piimamees Teeviaga oli ainetel ja siis selle viiuldaja noh, ütleme kõik see nagu viiuldaja katusel, et, no, et see nagu nimi on võetud, tegelikult on see Mark Chagall'i sealt maalilt ju see viiuldaja, sealt tuli see nagu nimi. Valgevene kunstnik. Valgevene juudi kunstnik, väga vähe oli ta seal Valgevenes, aga Valgevenes võib tänapäeval osta igast muuseumist neid külmikumagneteid Chagall'i maalidega. See on kõige parem asi, mida Valgevenes saab. Jah, aga no muideks on sedasi, et tollest ajastust on ka see, et noh, ütleme nagu Odessa on siin sisuliselt mingi mõnesaja aasta vanune linn ja siis Odessast on tulnud selline väljend, et see on ka, ütleme, juutidelt ju, kui nagu, et mingist kõik slaavlased räägivad, ütleme vene keeles ja ukraina keeles on ka ikkagi nagu haljava, mis tähendab nagu seda, et see puht muidu saanud on ju kätte. No tegelikult on selle selline tähendus, et seal juutidel oli ju see, et nad kuni mingi neljapäeva õhtuni nad võisid ju seda nagu piima nagu tarvitada, siis nagu seda piima enam reedeks nagu jätta ei tohtinud, on ju. Ja siis neljapäeva õhtuti anti siis nagu see, nimelt anti nagu haljavaga, anti siis kas tasuta käest ära võib alati maha. See oli nagu best before oli möödas. No jah, ütleme, usk nagu reedel enam seda nagu tarvitada ei lubanud, on ju. Ja siis nagu nimetati seda haljavaks, on ju. Et sealt on nagu see tasuta piimast on tulnud see sõna nagu, et tasuta saadud, no. Haljava. Haljala tuleb selle. seal oli suured piimakarjad ilmselt omal ajal ja seda piima liikus laiemalt. Et ümberkaudu rahvas ilmselt tuli ka kokku. Haljala. Nüüd saab. Teeme seda lonksu seda eksperimenti veel ka, et siin. Ühesõnaga oleme oma genotsiidi jutuga jõudnud nii kaugele, et slaavlased on olnud ajalooliselt genotsiidi ohvrid, need on orjastatud, sellest on isegi nimi on pandud, halvustav nimi, eks ole, mis on tegelikult, kui hakkad mõtlema, palju halvustavam kui neeger. Noh, neeger tähendab musta, põhimõtteliselt must. No okei, vaatad, no võib-olla ei ole päris must, on pruun, aga ikkagi mingisugune, küll ei ole ju midagi väga halvasti öeldud. Kui sa ütled lühikesele inimesele, lühike või pikale, kuule, pikk poiss, eks ole, midagi halba seal ei ole. Aga kui sa ikkagi paned rahvale nimeks ori või tervele, nagu mitte rahvale, vaid rahvaste grupile, eks ole, sellistele sugulasrahvastele, kõik on orjad. Ja minu meelest see küll on nagu väga, väga solva. Mina ei julgegi nagu ühtegi slaavlaseks nimetada. Ei no neeger ei ole ju, vaata, me oli siin mingi aeg tagasi, oli siin mingi popmuusikaga lugu oli, tuntud lugu oli La Camisa Negra, mis on hispaania keeles ju, et minu must särk on ju. Särgid solbusid. Negra ju, see on ju must on ju, see on hispaania keeles on ju. Jah. Aga kui me siin räägime veel nagu sellest, et nendest nagu, ütleme, juudi ärimeestega oli nagu sellisest nagu taiplikkusest ja osavusest, et siis on üks selline lugu ka sealt rääkida, et oli see, kuidas, et juut seal ühe ukrainlase käest, et ütleme, Holli käest siis tahtis nagu Eestit osta ja siis tegid kaupa ära nagu mingi õhtul, et siis, et juut andis Hollile ka, et siis $100, et järgmine päev see toob siis oma selle nagu eesli kohale ja tuleb Holl järgmine päev, ütleb seal sedasi, kuule, siuke kole lugu juhtus, et et eesel suri ära seal. Juut ütleb siis, siis teha, et anna siis raha tagasi. Raha sai juba eile õhtu otsa. Aga juut ütles, et ega me ei oski luba nagu ka sedasi, neid nagu nõrgevad niisama nagu füüsilist vägivalda nende suhtes nagu kohaldada, et juut mõtleb natuke, et kuule,
noh, too siis surnud eesel vähemalt siis on ju. Hall toobki juudile siis oma surnud eesli ja noh, see juut lõpp käega seal, et noh, et kasi minema ka, et noh, sellega siis on korras on ju ja siis saavad seal mingi mitme kuu pärast kokku ja siis Hallil on natuke piinlik kaika sellega surnud eesli pärast ja siis nagu küsib see juudi kaupmehe käest, et kuule, et anna andeks ja sedasi, et nii läks, et lihtsalt juhtus ja see juudi kaupmehe, et pole midagi, et see asi läks tegelikult päris hästi ju. Et mis sa surnud eesliga tegid? Ei mis sedasi, ma korraldasin seal siuke laadal korraldasin loteriiga, et trükkisin mingi 500 piletit, iga pileti hind oli $2, et kes tahab saada $2 eest, et peaauhinnaks on eesel, on ju. Nii. Ja siis oligi, ma müüsin kõik need 500 piletit ära, on ju. Ja siis on sedasi, et see, kes nagu selle nagu peaauhinna võitis, on ju, et see siis loomulikult hakkas nagu protestima selle surnud eesli peale. No ma maksin talle $2 tagasi, ma teenisin $998. See näitab, et tegelikult ka eesleid võivad langeda genotsiidi ohvriks, mitte ainult slaavlased. Jah, ja surnud eesel on omaette väärtus. Sellest me oleme rääkinud. Aga slaavlased on paremas olukorras kui eeslid, sellepärast et surnud slaavlasi minu teada ei ole müüdud. Nendega ei ole tehtud selliseid äri asju, võib-olla organid ja aga niimoodi, et nüüd terve slaavlane on letil, et ole silt on juures, et see on peaauhind. Nii ikkagi ei tehta, et selles mõttes on asjad palju paremaks läinud. Jah. Et ütleme otseselt, nii hull see asi ei ole, jah. Just, aga nüüd meil vist eksperimendi võib pidada enam lõppenuks. Ma tegin, see ütleme eksperimendi nagu selline... Ma teen vähemalt selle klaasiga ma teen selle lõpu peale. Tuleb parem saade ka. Mõned televisiooni tegijad nõuavad endale piima, aga ütleme, et see ei ole päris õige tee. Et sellega ikkagi, piima võib ka juua, aga mitte nüüd nii suures koguses ja mitte sellel eesmärgil. Et eesmärk peab olema ikkagi avatud ühiskond, et pekk liiguks, pekk, tööjõud, kapital ja kes see veel oli, sõjaväed liiguksid vabalt üle piiride. See on Euroopa Liidu põhimõte. Söe- ja terase liit selleks tehtigi, et tööjõud, kapital, pekk ja sõjavägi liiguks takistamatult siin nagu vaja. Ja vaata, kui sõjavägi saab liikuda üle piiri, need keegi takista, siis tegelikult nagu sõda ei teki. Ei jõua tekkida lihtsalt. Ei saa lihtsalt, tuleb, läheb ja ohvreid on vähem või ei ole üldse. Jah. Aga mis meil on? Eksperiment on siis sooritatud meil. Edukalt, jah. Aga lähme siis selle nagu saate, selle sissejuhatuse osaga lähme nagu edasi. Et vaatame, mis meil see nagu mingi nagu uudiseid siin nagu mingi maailmast on, ütleme, mis nagu see meie meediast olnud neid uudiseid on. See on huvitav, et maailm on täiesti nagu lolliks läinud, et tegelikult tundub, et kõik on nii nõmed, need tüübid on nagu nii värdjad, et nad ei tohiks nagu enam suuta midagi teha, et nad peavad jõrisema nurgas ja ila peaks suunurgas nagu voolama ja see oleks ainus uudis. Kutre, et tuleb üks päev, see minu arust peaks olema niimoodi, et kõik telejaamad, kõik raadiojaamad, kõik lehed näitavad mingid neid debiilikuid, kes riike ja suurfilmasid nagu juhivad ja sõjavägesid, istuvad, kõik koogavad nurgas niimoodi, ila jookseb ja rohkem enam uudiseid ei tule, et nüüd on dementsus läinud viimase piirini, enam kaugemale minna ei saa, ravi ei ole. Nii, aga nad ikka midagi nad veel teevad, et selline teatav märatsemisvõimekus on säilinud, et vahepeal koogab küll kogu aeg. Siuke kliima koogamine on peal ja transtatt tuleb nagu suust ja ninast välja, aga siis tuleb psühhoos peale ja siis tulevad ikka veel mingid uudised. Ilmselt seal kuskilt ikkagi mingi see USAID-iga need mingid rahad veel tilguvad läbi. Euroopa Liidu rahad liiguvad ikka edasi, eks ole. Selliste väikeste, ega Eesti riik ei ole lõpetanud, siis on mingit hullust, mingi joller võeti just kuskile ministripalgale. Ega ta ilma rahata ei tööta, see palk on, ma ei tea, kas on 8 tonni. Muidugi see ei ole kuigi palju. Sellest saab ju igast asju võib rääkida. Jah, midagi ikka. Spermapankasid luua ja ma ei tea, vähemalt lubadusi anda.
see oli sperma riigistamine. Jah, midagi oli jah. Ja, aga see oli, ütleme, see Jolleri kohta oli see tark jutt, aga ütleme iseendast nagu normaalse inimese jutuga võrreldes oli see nõme. Sellepärast, et mõte oli selles, et kuskil mõni minusugune tüüp oli jälle väitnud, et naised võiksid sunniviisiliselt sünnitada, sellepärast, et ühiskonnas pole võrdsust. Et mehed sunnitakse sõtta, lähevad vähe võimuga viiakse Tapale näiteks Ukrainas, Venemaal samamoodi ja kindlasti veel mitmes riigis, ja siis tapetakse ära. Aga naised, eks ole, vahivad kodus telekat ja õhivad pannkooke ja olukord ei ole võrdne. Võib-olla mõni naine viimase sõdas viiakse ka Tapale, aga üldiselt ikkagi, see päris nii ei käi. Ja mõte oli selles, et kui meestel on kohustus ühiskonda teenida ja surra, et siis naistel peaks olema kohustus ühiskonda teenida ja sünnitada. Aga naised ei taha sünnitada. Ega mehed ilmselt ka kõik ei taha nagu surra, aga teevad ära, kus nad pääsevad, eks ole. Et selline sunnimehhanism nagu tuleks ka naistele, et ei taha küll sünnitada, mis siis, kus sa pääsed. Ja siis hakkas nagu tulema sellist juttu, et ei et meestel ei midagi, need naisi sünnitakse mingi sünnitusmasinas, meestel midagi ei ole, võtame neid sperma ära. Mis jutt see on nüüd? Või see mingi abordi soigumine või millega nad üldse, vist oli abordiga koguni? Ma ei tea. Ega siis see, kui see sperma riigile võtad, ega need spermatosoidid ilmtingimata ei sure. Tõesti, ega meil ju need vaktsiinid ka keedetakse läbi ja seal aetakse neist mingit praskat, aga midagi võib ikkagi ellu jääda. Et see, et nagu sperma riigistamine võrdsustada abordiga, see on natuke hämar mõttekäik. Et see võib üldjuhul niimoodi olla, aga loogikat seal ikkagi ei ole. Täiesti. 8 tonni eest võiks midagi muud rääkida. Kuigi see jutt oli vanem. Mida sellise jutu rääkjale nagu ministri palka kunagi ei maksaks. Ta võiks olla näiteks Purksi putkas assistent, Purksi peaspetsialisti nagu asetäitja. See, kes annab nagu neid friikaid ja salfrette annab nagu kätte spetsialistile. Või siis ütleme, nagu oli seal Soome peaminister, kes seal oli ka mingi seal nende ju kunagine mingi poe kassapidaja, aga ta võiks ju mingi seal näiteks Maximas ka mingi kaupa sinna riiulitele ka laduda välja. Seal ka nagu klientidega suhtlema ei pea. Kui on veel mingit kaupa, mida riiulitele laduda ja kui on veel mõni inimene, kes jõuab mõnda kaupa osta. Seal ta palju kurja teha ei saa, et seal ta kellegagi suhtlema ei pea. See on täiesti ohutud, võib sinna riiulitele ükskõik mida laduda. Seal pole tähtsust, sest ega Eestis näiteks inimesed varsti ei jõua enam asju osta. Just oli ju tore lugu. Ta on nagu selline, ütleme, teise järgu genotsiid, võiks öelda. Et meie elektrimajandus ja kogu majandus ja kõik see kliimavärgindus on nagu niivõrd perses omadega, et 4% inimesi jääb kohe vaeseks ja ei jõua enam asju osta. Eriti vaeseks jäävad aga lastega pered, sest pensionär saab pensioni, aga lapsega pere ei saa midagi erit, sest need lastetoetusi ja neid kogu aeg nuditakse nagu otsast ära. Pole ju vaja anda, eks ole. Muidu tahavad kooli võtab raha jälle riigilt. See on selline hea selline nügimismehhanism, et siis inimesed hakkavad mõtlema, et nad ei tahagi neid lapsi nagu juurde sünnitada. Ta oli üks mingi väga piinlik juhtum, kus keegi näitsik, ei teagi, mis see kohta asi ütles, et just süüdistati igal juhul selles, nagu oleks oma selle ilmiku ära tapnud. Okei, Ladna, täna palju sellel teemal mul siin üks raamat ka kultuuri osas, me räägime sellest rohkem. See nügimine viib juba selliste drastiliste näideteni, kus siis näitsik, on kohtal imiku, ma ei tea, mis ta siis selle imikuga tegi. Ma ei viitsinud lugeda, see oli kaunis kole. Siin me räägime lihtsalt sedasi, et raamat ise on 5 päike Azteekide uus ajalugu, et siin on näiteks sedasi, on palju näiteid sellest, et kui nagu vanemad nägid, et oli tulemas mingi nälga ikaldus, siis mis esimese asjana tehti, siis müüdi lapsed ära hoopis kuskile mingi teise piirkonda, kus nagu nälga ikaldus. Seda tehakse ka nüüd, müüakse homopiirkonda, müüakse lapsed. Ja müüakse ära lihtsalt, et ongi vanemad mõtledki sedasi, et jumal tänatud, et mu lapsed ei pea vähemalt näljas olema. Et selles mõttes ajaloos on ikkagi olnud nagu väga tarku inimesi, kes on leidnud, eks nii siis tahetaksegi ka saada Eesti neid noori peresid oma lapsi müüma. Ilmselt küll, jah. Kui neljandik peresid on vaesed, siis 4% lapsi läheb müügile, see on 25%, lapsi muidugi sünnib väga vähe. Muideks siin oli ka sellest kirjas, et siin on jälle sedasi, et kui korraga neid lapsi liiga palju turule tuleb, siis nagu selle hinnad lähevad alla, jah.
et noh, et seda tuleb jälgida, et korraga liiga palju muidu tuleb. on nagu see tuuliku elekter, eks ole, kõik on korraga näljas, eks ole, kõik korraga müüvad, kõik tuulikud korraga töötavad, päike paistab, kellegi see elektrit vaja ei ole, midagi teha ei ole. No siis vahepeal on sedasi. Vesinikku räägivad, et saab teha, aga keegi ei ole teinud, ei tule välja. Hüdrosalvestist ja sellest räägitakse ka, ja see on pask juttu. Ühtegi juttu ei maksa uskuda, kõik valetavad. Aga no, et ega siis ongi sedasi, et no, et ei tohi ju kõike korraga sinna nälga jätta, no okei, 25%. Siis on hind ka enam-vähem taskukohane. Siis ka siuke keskastme pederast jõuab endale lapse osta. Ei pea olema ilmtingimata siuke ühiskonna ülemine ots, aga noh, palju seda ülemist otsa on, seda on ju vähe. Siis jäävad jälle lapsed jäävad turule, lähevad halvaks letil, lähevad vanaks. Laps istub leti peal, lõpus on APS, keegi enam ei osta. Keegi enam ei osta. On jälle pekkis, eks ole, hea äriprojekt, näljutasime, no kellegi raha pole, lapsed on juba 60 aastased. Ega on, ega need pedofiilid on nõus nagu rohkem maksma, aga ütleme, kasvavad ju liiga suureks, näed, enam ei saa. Ei saa raha enam turult. Best before on nagu õhtalomadega. Et see on kaunis masendav, jah. Et ikka peaks piiri pidama selle vaesusega. Jah. See on nagu mõistlikus ulatuses vilja. Mina et 10% oleks paras, ikkagi veerand on liiga palju. Veerand on palju, jah. Kuskil 10-15%, see on nagu turule hea. No jah, ütleme praegu nagu Soomes on ka isegi töötuse määr on tõusnud mingi 9%-ni. Nii et nad on seda siis piiri peal. Eestis on tööpuudus, oled seda kuulnud? Mitte tööpuudus, vaid tööjõupuudus on. No tööjõupuudus, jah. Ühesõnaga, et tööd on nii palju, et ei ole tööjõudu. Ja seda tuleb sisse tuua Usbekimaalt. Mina kuulsin numbrit, et koos peredega on see 150 000 siukest Usbeki. Juba tulemas või? No on plaanis. Plaanis on? Ja need plaane on ennegi olnud. Mina mäletan, kunagi oli tohutu skandaal, kui mingisugune, ma ei tea, kas Siseministeeriumi kodulehekülje, no siis mingit massimigratsiooni veel Eestis ei olnud, Ukraina sõda ei olnud, veel ei olnud, Aafrika elusid ei olnud vaja päästa, kõik oli nagu okei. Ja keegi mingi ajakirjanik või keegi oli siis ajakirjanikule ette sokutanud mingisuguse Siseministeeriumi kodulehekülje nurga, kus oli kirjas, et Siseministeerium on teinud plaani 50 000 immigrandi, nagu maal kuidagi, ma ei tea, kas maale toomiseks või maale toodud immigrandi siis mahitamiseks ja potitamiseks seal kuidagi. Ja siis see muidugi tehti sellest lugu, et selline plaan on. Aga siis ministeeriumist öeldi, et ei, sellist plaani ei ole, et see on lihtsalt selline jutt, see jutt ei tähenda mitte midagi, me paneme kogu aeg sellised jutte, täiesti mõttetu ila meil seal, et sellist plaani ei ole, mitte midagi ei ole ja see jutt oli lihtsalt siuke nalja jutt umbes. Jutt võeti maha. Ja nüüd, eks ole, vaatad, et tulevad seal 150 000 kaupa ühelt poolt ja teiselt poolt, eks ole, õigeusklikke ja moslemeid. Ja või tea, kuidas need siin omavahel nüüd jagu saavad. Aga ütleme, meile tahetakse Usbekke tuua, aga ütleme, Venemaal ja seal, ütleme, Moskvas ja seal on, ütleme, ammusest ajast on ja nendel on tatšikid, need kastarbaiterid. Ja nende tatšikidega oli seal üks selline lugu, sellest on praegu mingi pasti pea 10 aastat möödas, kui hakkas see niinimetatud see kriis ju. Siis, kui see Frau Merkel hakkas neid ju omal neid ju sõpru sinna sisse tooma. Ja siis olid sedasi, et need tatšikid hakkasid üle selle Soome piiri Soome pressima Venemaalt. Ja siis oli ka hästi palju näidati neid nagu videosid igal pool, kus nad nagu tulevad ja kõik ja ise nad paletsid ennast mingi afgaanideks ja nendeks iraaklasteks. Aga kuna ma teadsin, kohe vaatasid näkku kui tatšikid. Ja siis mul on sedasi... mis seal vahet on, tatšik kui afgaan? No jah, aga sinna kohe jõuan. Siis ma räägin seda, kuidas oli mul üks jahikaaslane, kes töötas, praegu ta on pensionil. Jahikaaslane, tema töötas nagu Soome piirivalves ja tema just oligi nagu parajasti nagu siuke mingi nende pagulaste ja seal haldas nagu seda pagulaste teemat ja helistasin seal, et kuule, et siuke lugu, et tead, et nad ei ole üldse mingid iraaklased ega ei ole ka mingid afgaanid, et nad on tatšikid. No kui inimene on õnnetu, tahab paremat elu, tahab Euroopa kultuuri, tahab rikastada vaest Euroopa kultuuri, mida ta endale väga tahab ja kõlebit hindav, aga samas tahaks rikastada ka, eks ole. Siis oli sedasi. Kas siis mina ei tea, kes ta siis oli, kas tema siis ei rikasta, et ainult afgaan ja süürlane rikastavad ja siis tuleb mingisugune tšusmek, kurjuk ja temale öeldakse, käi perse, sinusugune ei rikasta siin midagi, käi minema. No see on ebaõiglane, nii ei tohi öelda. Aga taad, mõtlen, moodi see asi pidama pandi, et nad enam juurde ei tuleks või? Maha lastima.
ei olnud, see on sedasi, et noh, helistasin sellele jahikaasa sõbrale, helistasin, kuule siuke lugu, et need on tadžikid, mitte need just et asjad selvad. Ja siis ta korjas neid mingi mitu suurt lennukitäit kokku, seal tegid mingi ankeedid läbi. Ja siis sedasi need tadžikid, kes nagu ütlesid, nemad on nagu, ütleme, afgaanid või iraaklased, siis saadeti neid mingi paar lennukitäit Kabuli ja siis saadeti neid paar lennukitäit sinna Bagdadi. Ja siis nad rohkem ei tahtnud tulla. Ei, muidugi tahtnud, kui tuled Moskvast, tuled mingi Soome ja mingi paari nädala pärast tuled kuskil Bagdadis või Kabulis. Bagdad on ilus linn, vana linn, suurepärane seal kõik. Mis seal viga on, kebaabi on, pilahvi on. Jah, aga hakka jälle sealt ennast tagasi tooma. Aga milleks, seal on ju hea. Miks peaks üldse ära minema? Läksid kodust ära, seal oli halb. Ega Kabulis ei saa olla halvem. Nojah, ega mingi päris suur osa nendest Afganistani elanikest on ka, tadžikid ongi tegelikult. See on nagu suht koduselt tundsid ennast sellest midagi hullu. Soomes oleks olnud halb, seal on külm, eks ole, seal on igasugused aafriklasi ka, kui sa oled harjunud ikka vaikselt elama oma siukest Kesk-Aasia elu, aga siis järsku leiad, et oled tulnud nagu Soome, siis teed silmad lahti, võtad ümber ringi mustab, täielik Aafrika. See võib olla teatav seda karva nagu seal. Nagu siuksed ikka ilusad sellised. Aga sa ei ole tahtsid Euroopasse, nägid vaeva, maksid pistist võib-olla, eks ole, siin mitme $1000 eest toodi sinna kuskile piiri äärde. Aafrikas. Minu meelest ma läks tarbijakaitsesse sellise jama peale. Pidi olema Soome, on Aafrika, see on siin Somaalia teil sõbrad. Ma seal alles hiljuti. Mina läks kohtus ja nõuaks välja megavalurahad. Aga ma ise alles hiljuti kuulsin ju seda lugu, kuidas seal mingi Venemaal ja seal Karjalas ju kohe, kus seal mingi see, ütleme kunagine see Mannerheimi liin on ja see on ja siis seal ju see enam ei pea. See enam ei pea ja siis oli üks kaval venelane, kes seal väitis endal olevat head sidemed, kui mingi Soome piirivalvega seal ja siis ta oli nagu selline piiriposti pannud sinna mingi paarkümmend kilomeetrit Venemaa poole nagu sinna. Siis smuugeldas neid sinna, teist pole seda piiriposti. Kasseerid muudkui raha sisse. Ma mõtlen, et vaata, kes saab surnud eesliga raha teha, kelle ei ole eeslit vaja, kelle posti püsti, kirjutab peale Vinland. Slaavid kirillitsas paneb sinna sildi pist. Küll ta käib. Äriidee hea. Äriidee on hea. Aga tegelikult sedasi, et ma tahtsingi edasi minna siin. Meil on tunnustatud see majandusse mingi see arvamusavaldav. Seal on see Peeter Koppel on öelnud, et lahendus ei olegi olemas. See tähendab siis, et Eesti majandus on nagu nii halvas olukorras. Üldse lahendus ei ole olemas, et on vaid kompromissid ja valikud. Kas tema on see konkurentsiameti inimene? Ei, ta oli mingi pangandustegelane ja kuskil seal oli jah. Aga see kõlab nii selge jutt, nagu oleks konkurentsiamet, sest Eestis on 2 selget tüüpi, kes juttu räägivad. Üks on konkurentsiamet ja teine on Riigikontroll. Statistikaamet on hea loomulikult. See on ka veel, seal võib-olla kõik see asi päris nii ilus ei olegi, aga midagi ikka, jah. Statistikaamet pommitab loomulikult ka mingite meilidega kogu aeg, et mis aruande ikka vaja on. Ära anna aru. Jah. Aga võt nii, ega kuna seal Eesti riigil on nagu on, et siis ütleme, makse tuleb kogu aeg juurde väänata. Aga mis ta siis ütles, et väljapääsu ei ole, aga miks ei ole või mis siis peaks tegema? Ei olegi. Lahendus, ütleme, nagu vastuseid ei ole, et lahendus ei ole. Et on need kompromissid ja valikud. Mis valik siis on? Ütleme, et üks valik on see, et rahvas sureb välja ja enne müüb lapsed ära ja need, kes jalul püsivad, lähevad sõtta, et saaks kaevikusse soo ja tuulevarju. Ja nüüd ongi sedasi, need omavalitsused on ka sedasi, need, mis nad olid planeerinud, seal mõned siuksed, et kui nad neid tuulikud hakkavad püsti ajama, et siis sealt saavad nagu nii kõvad pappi hakkab tulema nendele sinna sisse. Ei tule midagi, näed, et tänu selle tuleb tõenäoliselt lähiaastatel kehtestada sadeveemaks. Sadeveemaks, see tähendab, mis on siis vihmamaks või lumemaks või kõik, ütleme, rohemaks, lörtsimaks. Kõik. Mis selle maksu põhjendus siis on? No ma ei teagi. Sellest saab relvi osta või milleks? Aga ma ei saa hästi aru, et keda nad maksustada tahavad. Ei kes sajab?
mina näiteks, minul ei ole mingisugust pilvekülvi nagu sellist firmat, kes lennukite pealt mingit keemiat nagu taevasse nagu külvab ja neid vihma tekitab või siis vastupidi, tekitab lund. Ma arvan, et tuleks tekitada neid, lennukist tuleb lendurid kinni püüda ja neid piinata, siis saab teada, kes seda asja korraldab, kes neile maksab selle eest. Just nimelt, et sadeveemaks, aga kes maksab, kes maksma peab? Millisel ajahetkel on? See tundub juba nii okei asi tänapäeval kõigi nende maksudega, et see sadeveemaks tundub veel mõistlikum kui automaks. Et auto on minu oma, kuidas sa Raibe maksustada, aga tõesti vihm on selline nagu jumala and on ju, kastab sul karjamaad ja peseb, ma ei tea, auto puhtaks, näiteks auto on sitane, maksa, sa said teenuse praegu, see on riigi vihm, riigi taevast sadas sinu eraauto peale, paps siia. Aga ma ei saa näiteks sellist asjast üldse aru, et inimesed, ütleme, nad on ikkagi on ju õppinud, et tegelikult nagu raha trükkima ja on ju. Nii. Aga kui sa oskad raha trükkida, aga miks on vaja üldse makse koguda? Kui sa saad niisama raha trükkida? See ei ole nii, igaüks ei tohi raha trükkida, seda nimetatakse vale raha tegemiseks, kui sa hakkad ise trükkima. No ei saa, see on mingi seadused on nii lollid, ei tule nagu kaasa selle hea mõttega. Muide, Ameerikas on leitud nagu kuldne kesktee raha trükkimise ja vale raha tegemise vahel. Nii. Elon Muskil on mingisugune pande siuksi suure ajuga mingid nuhke ja küber mingisuguseid selliseid kuritegevuse vastu võitlevaid nagu isikuid. Ja siis ta leidis, et Ameerika ministeeriumides, rahandusministeeriumis oli neid arvuteid mitu, aga neid oli ka teistes arvutites. Algus oli nagu 14 ja pärast räägiti 16. Ja need olid sellised arvutid, mis tegid ise raha. Ühesõnaga Ameerikas see paha asja, et kogu raha ju varastatakse ära. Aga samas nagu riigi toimimiseks mingit raha ikkagi nagu peaks olema, päris ilma rahata ei saa. Ja siis tehti sellised arvutid, mis maksavad nagu arveid, aga raha neil ei ole, maksavad seda lihtsalt nagu lihtsalt selline robot, kes maksab. Ja näed, saab isegi ilma rahatest, ega nemad nagu raha ei teinud, nemad lihtsalt nagu kandsid raha üle. See on põhimõtteliselt nagu krüptoteema ju vaata. Krüpto vist kuidagi... See on ka ju mitte millestki, ütleme, tekib ju see on ju. Seal ikka näeks kuidagi vaeva. Mismoodi see tekib? Seal kulub elekter, ma olen aru saanud, aga seal ei kulunud mitte midagi. See lihtsalt lambist tehti. Aga see... Raha on ära varastatud ja riik variseks, kus see väga kavalalt oli tehtud, et see nagu raamatupidaslikult oli veel ära peidetud kuidagi nii, et sealt nagu oma vahel olid kuidagi sünkroonis seal mingisuguste teiste arvutitega, et tundus, et asi on enam vähem. Ma ei tea, kuidas nad siis, mis kvantarvutitega see siis lahti kougiti või kes seal kätte saa. Sama case on põhimõtteliselt on krüptoga, kuidas seal samamoodi keerutatakse lõpuks, aetakse see kurss üles. Seal on ikkagi nagu mingi asi ikkagi toimub, mingi arvutus, et midagi arvutatakse, ma olen aru saanud, on vaja mingi hästi suuri videograafte, sest see arvutusvõimsus on nagu hästi suur. Aga seal ei olnud midagi. Muideks, panen sulle ka lonksu juurde. Jah, ega ma siin... Et muideks on sedasi, et see juba see eelmise kommunismi ajal, aga siis oli ka ju, siis oli tegelikult oli krüpto kui selline ju maksevahend oli olemas, on ju. Et oli... Taara oli selle nimi. Ei olnud. See oli sedasi, et üks oli see krüpto, mis oli nagu see nagu ametlik riigi krüpto ja teine oli see, et mis oli ju selline nagu mida ise trükiti, on ju. Ja tead, mis asi see oli või? Puskar, samakas. Ja see oligi samamoodi käibel ju. Eelmise kommunismi ajal sa said kõike said ju enne, sa said ju... Rahad oli jah, selles mõttes pudeli eest sai igasuguseid teenuseid ja tooteid. Ja see oli näiteks see, millel oli nagu see maksumärk ja see oli küljes, see oli nagu riiklik krüpto on ju. Ja siis oli samakas, see oli nagu igaüks sai ise trükkida. Tegelikult ei tohtinud, aga ikka trükiti. Samas nagu töötas, ta ei olnud pettus. Ja sai kaupa ja teenuseid selle eest. Kvaliteet sinna tänna, aga ikkagi nagu sarve hakkas. Asi toimis jah. Olgu panen. See on ka energiaga. See on päris mõistlik asi. Muide, see on väidetavalt on selline majandusreegel olemas, et sotsialismi leeris oli töölise palk, ükskõik mis see rahakurss oli või rahanumber, üks pudel viina päevas. Töölise nagu palk sotsialismi leeris, aga läänes oli 1000 õlut kuus. Et selles mõttes see nagu mõte sellest, et nagu alkohol on nagu selline arvestusühik. Et seda mõtet on mõeldud ja leitud, et see mõte on täitsa nagu viisakas.
ma arvan, et me tänapäeval näiteks Eesti on ka enam-vähem vist juba läheb sinna lähene standardi alla. Jah. Sellepärast, et kõige odavam viin maksab, eks ole, umbes 6,5, no kuskil seal. 6 on palju neid päev, ütleme 30, no teeme, ärme hakkame seal tööpäevad, mis ütleme 30, 10 viina, eks ole, see on siis 60 on ja 3 korda umbes 200, no ei ole, eks ole, palgad on ikka suuremad kui 200 ja et me oleme väljunud nagu sellest idabloki standardist ja vaatad, mis see poes õlu on, no ütleme on 1,5. No, 1,5, 1,5 noh. See on võib-olla päris sinna tasemel ei ole, näiteks Pärnus küll ei ole kõik jõudnud nagu sellisele tasemele. Aga no põhimõtteliselt mingi keskmine, näiteks see arvutuslik keskmine on täpselt seal nagu sellise Euroopa töölise palga lähedal. Et vaata on selliseid alkoholitarkusi, mis on täiesti ajatud ja igihaljad. Aga kui saaks nüüd üldse selle raha ära jätta, et oleks ka ainult nagu vedelikud, et seal on automaat. Tahad nagu maksta lähed, siis ma ei tea, mingi kommunismi ajal nüüd võtta need joogiauto või lähed sinna automaati, lased sinna siis 4 ühikut töölise, 4 töölise päeva palka. Need joogiautomaadid olid ju kunagi seal, täpselt seal. Ja mõte, kui oleks pangalaenu võtta, kui selle korraga nagu kätte saaks, küll siis nagu pidu kestaks kaua. Nojah, mis meil on seal nüüd see slaavi teemaga, kui nüüd edasi minna, et kuidas need ka saarid neid seal nagu need slaavlasi, et need on mingil moel nagu see sõda ei taheta nagu ära lõpetada. Ja see nagu ka kipub nagu venima. Jah, Trump rääkis hästi palju sellest, et ta kõige algust ütles, kui ta veel president ei olnud, et ta lõpetab 1 päevaga ära, 24 tunniga lõpetab sõja ära. Siis nüüd ta on öelnud nagu mingid teisi tähtaegu, minu meelest erinevad, need muutuvad, et lõpetab ära. Ja siis vahepeal võttis ka vist selle relva abi ära. Aga see andi selle tagasi. Et olekski lihtne, ära anna raha, ära anna relvina. Eurooplastel nii midagi ei ole anda, neid ainult inisevad seal oma ette. Kõik on tohutu suured sõjardid. Eestis on 3 sõjariiki, mis on Eesti, Prantsusmaa ja Britid. Et need on siis lubanud minna oma vägedega rahu allama. Aga kuna rahu ei ole, siis ei saa minna, eks ole. Läheks küll jalad, juba käivad all ringi niimoodi, ühe koha peal nagu põletatakse kummi, aga minna ei saa, sest rahu pole. Muidu valvaks küll. Tahtsin sellise loo rääkida, et seal väidetud, et kui mingi järjekordne mingi see nagu raketirünnak oli sinna nagu Kiievile oli ja siis mingi päris kõva tabamus oli, mingi need õhutarraketid ja kõik lendasid seal. Kõva möll oli ja. Aga ma pean ennem rääkima ühe sükse asja ära, et seal on, ütleme, kõigepealt on seal, kes neid nagu neid Ukraina sõdureid nagu, ütleme, kuidas neid nagu kinni püütakse ja rindele saadetakse, on ju selline. Kas nad siis ise vabatahtlikult ei lähegi rindele? No, need on otsa saanud. Et kaitsta Eestit. Nad ju sõdivad Eesti eest sealt. Aga nad on otsa saanud, on ju. Ja nüüd on seda, nendel on, ja see on tehtud nagu venelased said otsa. Mina lugesin seda, et kõik, ukrainlased tapsid kõik venelased ära, sellepärast Eestis ei ole enam vaja relvi osta ega midagi teha. Aga Ukrainas on see, et seal on moodustatud niisugune 3-täheline organisatsioon, et TCK. Ukrainlased ise räägivad, seal on nagu pandud sellele nagu, ütleme, rahvasuus nagu nimetused. Terrorističeski centr komplektaatsi. Mis on siis komplekteerimise komplekteerimisterrori keskus või värbamisterrori keskus, mis ta on? Põhimõtteliselt küll, jah, nagu ütleme, et värbamine nagu terrori teel, on ju. Ja siis on sedasi, et aga ja seal on sedasi, et aga sealt on võimalik, püütakse sind nagu kinni ka, et sinna bussi, on ju. Ja siis, ütleme, kui nagu kohe on sul taskust võtta mingi $500, on ju, siis sõitakse üks nurga taha, aga see $500, siis ostad vabaks ennast. Aga siis on teine, et aga kui suur raha see 500 on seal Ukrainas? Ütleme, mis see kuupalk seal keskmine näiteks on? Ütleme mingi 200-250 või nii sedasi. Sul on 2 kuu palgaga saad ennast vabaks, see on Eestis siis nagu 3 tonni. Sul kogu aeg taskus olla. Aga võt, siin ongi sedasi, seal on nüüd teine organisatsioon vastu nagu loodud nagu sedasi, et selle nimetus on vojenne advokaat. Sõjaadvokaadid. No ütleme põhimõtteliselt küll, et kui nagu siin nagu kinni püütakse, et siis helistad mingi teatud numbrile, siis tuleb mingi teine buss kohale.
laseb 400 lahti. Ei ole, need on kallimad vennad, need on sedasi, aga need annavad liisingusse oma teenuse. Täpselt, just nimelt, nemad küsivad $3000 kuni $4000, aga nemad annavad järelmaksu peale. Kui sul kohe 500 pole anda. See maksa 3-4 tonni järelmaksu peale. Aga mis sa teed, kehvikud peavadki kannatama, eks ole, rikas mees raha taskut täis. Ja samas, kes annab garantii, et nii kui sa sealt nurga tagant välja tuleb, uus buss ei tule ja siin peale ei korja, liin number 6 tuleb ja võtab su peale jälle. Ei, nad annavad piitungi vastu ikka, et seal ilusti visakad. Okay, mul on kuukaart, see kuuärk enam toota. Et jah, mindust püüti kinni, et ma olen maksud ära maksnud. No siis iseenesest lugu oli järgmine, ma tahtsin veel rääkida, mida ma seal kuulsin, et olevat olnud selline lugu, et mingi raketirõnnak oli ja siis mingid need, ja siis mingid, ma ei tea, kas need mingid raketiga oli mingid seal, kas need puruks lastud raketiga mingid jäänused ja kuskil mingi langesid loomaaia peale ka ja siis põgenenud, sealt oli mingi kogemata sedasi kukkunud sinna, et mingi gorilla pääses puurist välja. Ja no, läksin sai looma eest välja. Sai looma eest välja, läksin Kiievi peale mingi ringi uitama seal. Ja siis oli, mõtlesid kohe, et kuidas võtta kinni püüame. Siis mõtlesid, et need kohe mingid TC-kašnikud, et need on sellised kõvad vennad, et need suudavad kõik bussi tappida. Saadeti seda gorillat otsima Kiievi peale. Ja siis oli, lugu oli tõest, tuuseldasid seal mingi pool päeva ringi. Jõudsid kuskil, küsitlesid ühte, küsitlesid teist ja lõpuks jõudsid sinna kuskil mingi suurdega mingi elurajooni ja mingi konkreetselt mingi korrusmaja ja siis mingi ukse taha seal ja koputavad ukse peale. Gorilla teeb lahti. Ja see on sedasi, et uks lahti kaata, aga seal on sükene mingi baarešni, aga seal homikumantli välja, siis nägu õhetab välja sedasi ja siit gorilla. Kus ollu see? Et läks juba minema ja sedasi, et siis see perenaini see. Gavrila, все-таки наш. Ikkagi oma. Jaa. Nad oleks võinud ikkagi rindele viia kiire väljaõppe, anda Kalašnikovi ja mis seal valesti saab minna? Ei no tegelikult sedas, ega ei teagi täpselt, et kui palju neid üksikuid neid koduperenaisi või leski või kes seal ikkagi mehed, kes seal rindele hukka saanud ja kui palju ta neid üksikuid neid koduperenaisi õnnelikuks seal teha jõudis see gorilla, aga ilmselt ikka jõudis. Jah, nii et igal asjal on ikka hea, et need loomaaiad on olemas, et sõda halb, aga loomaaed hea. No ja mis nüüd jänkide käest ju küsitakse sedasi, et kui vaata, kui mingi, kui see kunagi, rohkem 10 aastat tagasi, kui see Ukraina sõda hakkas ja siis venelaste käest ju küsiti, et alati, et tšia Krimm, et kel oma Krimm on. Jänkide käest nüüd küsitakse, kui jänki kuskil vastu tuleb, et kel oma Grönimaa on. No praegu on nad ikkagi nagu Taani haldusalas või protektoraadi all. Jah. Mina sain aru, et lubati sõjaga ära võtta, kui vabatahtlikult ei anta, aga Taani ilmselt kaotab sõja. No referendum korraldatakse seal nagu Krimmiski oli ju. Nojah, aga siis Rumeenias teeti ka presidendi valimised, aga ei tulnud hästi välja ja tundub, et üldse need valimised ikkagi nagu Euroopas enam hästi ei tule välja, sest nad ei anna seda tulemust, mida on vaja. Tuleb vale tulemus. No lihtsalt on ära keelatud. Otsus, eks ole, et Nagu Prantsusmaal Le Pen ja kõik, teeb ära keelata lihtsalt. Ja muidu võidab valimised, paneme vangi või teeb mingi. Eesti seadus on selline, et jah, et kui sa oled et sa võid isegi vangis olla, siis saad olla poliitika, aga sa ei tohi olla süüdi mõistetud. Kui sa oled niisama vangis, aga sind süüdi mõistetud ei ole, siis sa võid ikkagi nagu poliitikas nagu majandada. On nagu eeluurimisel või niimoodi, et siis ei sega. No vaata, siukest imelik asju. Kaineris või mingis sellises kohas. Ja vaata siis siukest imelik asju ja kõike, vaata, mis seal praegu maailmas juhtu. Näiteks, et kunagine mingi see Odessa oblasti kuberner, see sai ju, Gruusias sai ju 4,5 aastat vanglat ju veel juurde, mis ta oli karistus määrata, aga nüüd pandi 4,5 aastat juurde. Tead, kes oli? Saakašvili. No mille eest? No lihtsalt on ju. Vale tüüp.
vale tüüp jah, noh, aga kas ta ei Saakašvili olnud siis venemeelne või ei olnud Ameerika-meelne, mis ta viga oli? ei, Gruusias praegu, no ütleme praegu Gruusia on ju ka ära pööranud, ta ei ole ka ju enam Euroopa-meelne ju. Just, ei ole. Just on ju, aga muideks edasi, et need teademad, kes seal on, need räägivad ju sellist asja, no mina nagu nii kursis need Gruusia asjadega ei ole, aga muideks sedasi, et jälgi neid nagu neid nime lõppusid, et kui on nagu viilid, erinevad need Saakašvilid nagu need on, et noh, need pidid olema need nagu Gruusia juudid on ju. Et õiged grusiinid, need pidi olema need adzed, idzed ja adzed. Võt. Et noh, vaata, mida noh, kõike nagu teada ei saa. Ja. Lõbus. Targaks. Aga no, aitab täna äkki sellest sissejuhatusest. Jah, sellest saade hakkab läbi saama, me ei jõuagi sissejuhatusest kaugemale niimoodi. Saate juurde ka. Aega saadet teinud juba. Pole jah, nagu jah. Aga mis meil on? Lähme siis saate esimene teema nagu, noh, ütleme, meil on alati olnud see genotsiidi teema. Aga noh, seekord polegi palju rääkida, ainukene teema, mis meil ongi see, et ERR kirjutab, et siin mingi Iisrael alustab palestiinlaste väljaviimist Gazast ja väidetavalt, et siis on plaan on, et 5000 palestiinlast päevas. Huvitav, mis selle õiguslik alus on? Kas see nüüd Palestiina riigi põhiseadus või juudi riigi põhiseadus, mille järgi siis lihtsalt võtad inimesed ja viid nad ära. Seda meil ju Eestis tehti ka, viid ära Siberisse. Aga 5000, et palju siis mingi, ütleme, neid sinna loomavagun. Seal on rohkem viia, Eestis ei olnud nii palju võtta. Aga palju neid loomavagunitesse mahub, seal ühte loomavagunisse mahub palju, mingi 50? No, kuidas pakkida? Sinna 50 läheb kindlasti. 50, nii 5000, ütleme 100 vagunit on ja tavaliselt nad on, ütleme, ikka mitu rongitäit nagu päevas on. Kõigepealt nad peavad omale mingi raudtee sinna kuhugi kõrbesse ehitama. No kuidas siis see tehniliselt käib, kui raudteed ei ole? No vaat ma ei teagi seda. See lennuki peale ja viiakse teisele lennuki. Ütleme jah, palju need suuremad lennukid on seal, need on mingi sõjaväetranspordi lennuk. Mingi 300, 400, 500 või ütleme 10-20 lennukitäit pead iga päev siis nagu minema lennutama neid on ju. No tore, kindlasti inimestele meeldib, ta ilma rahata saab lennata. Või siis teistpidi, või siis tehakse nagu kunagi piibli aegadel, et mingi seotakse kimpu ja siis mingi jalgsi läbi kõrbe. Aga kas praegu on teada, aga kuhu nad sealt siis viiakse? Kus on see uus kodumaa? No ei tea, nagu seda otseselt pole nagu... Lihtsalt ära. Lihtsalt ära, kuhugi ära, jah. Peas, et siin ei töllerdaks jalus. Igale poole, jah. Aga see, nagu ma saan aru, ei ole genotsiid, vaid see on, see on otse vastupidi, see on inimõigus ja demokraatia. Ma küll ei ole kuulnud, et Ameerikas räägitakse midagi sellest, et Iisrael teeb pahasti. Absoluutselt ma ei no sellest Eestis võib-olla mõni kobisenud siin vahepeal lihtsameelne, kes ei saa aru, kuidas asjad tegelikult on, aga Ameerikas on asi väga selge. No sellest me ühes saates juba rääkisime, et tegelikult on ju see, ütleme, Ameerika ise on ju see, ütleme, genotsiidi või ütleme, musternäide ju, kuidas ju kõik nende pärismaalaste käest ju kõik need alad ju omale võeti ju. Ja need mingi reservaatidesse suruti ja viidi. Aga vaata, seal siis oligi maa oli nagu pärismaalaste oma, nüüd neil ei ole vaja enam nendega genotsiidi teha, neilt pole midagi võtta. Kõigepealt, et niigi need palestiinlased olid surutud sinna nagu oma sellesse Gaza sektorisse kokku, on ju. See oli nagu reservaat. Reservaat põhimõtteliselt, jah. Ja siis leiti, et liiga hea reservaat. Liiga hea, jah. Võtame teile natuke viletsama kuskil. Et seal mingi, et Gaza seal rannikul, et seal on ikkagi palju gaasi veel merepõhjas ja liiga hea koht on. Aga seal tööstuspiirkonnas ka ei ole hea elada. No see oli ju vaata kunagi oli ju sedasi, kui see naftaajastu ju hakkas seal ju Ameerikas ju. Ja siis oli ka ennem, need indiaani reservaadid olid ennem olemas juba ja. Siis aeti minema. Aga siis ju tehti diili seal ju. Oli ju see ka, ma ei tea, kellegi Vinnetouga või kellegega seal, et... Unkasega või kellegega, et... Tšingatškukiga. Et tahad, et naftat, et teil siin territooriumil on palju naftat, et teeme diilid. Et saate ka 1/8 tuludest omale, on ju. Ja siis seal ütles, et on ikkagi liiga selline suur otsus, et ma pean selle suguharuga läbi rääkima ja siis tuleb järgmine hommiku, tuleb läbi rääkima, tuleb tagasi, ütleb selle edasi, ei, et suguharu ikkagi ütles, et 1/8 on liiga vähe, et 1/16. See on õiglasem. Ma usun, et nad said seekord nagu õiglase lahenduse. Võib-olla tahate 30/20, siin on sooduspakkumine praegu. Me peame täna helled, et mitte saate 1/32.
ma arvan, kui keegi saaks 32 oma maavaradest, mis tal on, siis ta peaks päris õnnelik olema. Jah. Vaevalt, et sellist nagu lusti nii väga juhtub. No loodame, et kunagi, ütleme siin, võib-olla Eestil läheb oma selle mingi vihmavarju eest läheb paremini, aga ei tea, kindel ei saa olla. Mingi fosforiidid ja muldmetalli kõik turgu peame tooma. Ma ei tea, eks ma arvan, et Ukraina pealt on näha, kui hästi need muldmetalli ärid nagu lähevad ja kui palju neile siis, nemad on nagu võlgu, eks ole. Meie veel ei ole, aga kui meil ka mingi katus saab olema, siis oled katuse eest juba võlgu, eks ole. No jepp, aga tuleb esimene pakkumine vastu võtta, aga iga järgmine pakkumine on halvem. No jah. Ja, eks ta ole, jah. Läheme siis huvitavate teemadega edasi äkki. Genotsiidist aitab küll, jah? Genotsiid on nagu hetkel nagu nõrgal jalal. Midagi eriti ei toimu. Ja, kuidagi, jah. Aga muide, Ameerikas on nagu toredad arengud, just oli uudis, et seal on üks Kennedy nimeline tüüp on nagu, midagi terviseministri taolist. Et ta ütles, et ta on pannud uurima, et Trump on käskinud välja uurida, miks on tekkinud autismi pandeemia. Ma ei tea, kas neil enne oli, ma võin nendes numbrites eksida, et mingi aeg tagasi autismi oli 100 000. Juhtus, mõnikord oli, ma ei tea, mingi. Aga nüüd on, ma ei tea, umbes 100 näiteks. Kas päris nii, aga sinna kanti, et see on väga, väga suur asi. Ja siis nüüd pandi see Kennedy nagu uurima, aga ta ise, palju see üksi jõuab uurida, siis ta pani mingi kamba teadlasi tööle, ütles, et nüüd, et me teeme selle asja nagu sügiseks selgeks, et septembris on klaar, kust see jama tuleb. Ja siis nagu vihjas, et me uurime seal nagu seda vaktsiinide asja ja Trump ise oli kuskil öelnud, aga võib-olla on see asi, mida me ülavalt lennukatega alla külva, võib-olla on see asi, et lihtsalt nad uurivad praegu, et see on päris huvitav. Et kui see nüüd välja tuleb, et näiteks süstimine ja nende pilvede tegemine, mida nad teevad, et see ikkagi teeb lastest nagu sellised nagu topskid mingis mõttes. Et siis see nagu võiks ka vaikselt genotsiidi alla minna. Et eks me näe, igal juhul asi on väga huvitav. Ootame arenguid, vaatame. Jah. Ütleme, tibusid loetakse või? Sealt üldse tuleb nagu Ameerikast häid uudiseid. Nüüd neil see Kabardi nimeline luureülem, see tore tädi ütles, et asi on täitsa selge. Valimismasinad on pettus. Mis kõigile oli selge nagu niikuinii, aga nüüd siis luurasid välja, et neid saabki et neid saab nagu seal kuidagi häkkida ja muuta ja teha, et ja tehaksegi. Et see oli päris kena uudis. No aga vaata, siin selles Eesti see valimismasin ta ei saa olla ja ta on mingi Venezuela oma ju, vaata. No jah. See on, ütleme, mingi tundmatus, kui oli mingi programmeerimiskeeles kindlasti, keegi ei saa aru, mis seal sees toimub ju, Polegi tähtis, peas, et tulevad õiged tulemused valimistel. No see on kuskilt mingit Lõuna-Ameerikast ja sealt ju, vaata pärit. No ütleme, ühesõnaga... Kommunistid. No ikka, aga kõige olulisem see, et keegi mitte millestki aru ei saa, No sa tead, kunagi vaata see teise maailmasõja ajal oli sedasi, et olid nendel ameeriklastel olid ju need raadiosidet ju, ütleme, need ju kasutasid ju sedasi, et lahtise tekstiga nagu eetris said rääkida, aga siis oli sedasi, et mõlemas otsas alati oli sedasi, et nendel oli üks metsik suguharu oli seal Floridas ju, seminolid ju. Ja keegi ei saanud aru, keegi saanud nende keelest aru, mis kood see on, ja pidi olema sedasi, et ütleme, igas väeosas pidi olema mingi üks seminol, kes oligi seal. Ja nad omast keeles rääkisid, et keegi mitte midagi aru ei saanud. Juba kiire sai, midagi krüpteerima, aga lahti keegi lahti krüpteeri mitte midagi. Lihtsalt indiaanel teeb jutt oli sellest. Mis jutt oli? Me niisama rääksime. Kui teale see oli igav, sest ei viitsin neid ametlikke jutte rääkida, rääkisid lihtsalt, mis huvitav oli. Rääkisime mingi alligaatori nahkadest või millest iganes seal on. No selge, aga lähme järgmise huvitava teemaga edasi äkki. Genotsiid tekib alles sügisel, et praegu on ikaldus. Loodame, et lõikus ajaks on jälle genotsiid platsis. Genotsiid ikaldus, aga meil järgmine huvitav teema on ju see, et Postimees kirjutab sellest, et mis on kallim kui kuld. 2 kulda. Ei ole. Et Putini ihukaitsjad koguvad välisreisidel tema väljaheited ja toimetavad Venemaale tagasi. Et see on siis nagu... rahvuslik rikkus, mida sa jätta nagu kuskile välismaale ripakile. Huvitav milleks, et seal mingid DNA-d keegi kuskil mingi DNA proovib võtta, et kas on mingi õige Putin või ei ole või võib-olla on haigeks jäänud.
või võib-olla ei suregi ära, kogu aeg on öeldud, et sureb ära, siis saavad junni kätte, uurivad seal, see elab veel 100 aastat. Täpselt. No ma ei saa aru, et kust nagu nendel see nagu see mingi etalon on, kas nad on mingi seal õnnestunud selle, no vaata kunagi see Putin, ta oli ju mingi seal ju mingi KGB töötajad seal ju Ida-Saksamaal, kas nendel on õnnestunud mingi õige DNA nendel kätte saada sealt kuskil mingi Ida-Saksamaal. Ma arvan, et kui see õige DNA kuskil oleks, siis poleks see sitta mõtet ju varjata nii väga. Ju nad on seda ikkagi kuidagi edukalt nagu hoidnud nagu oma teada kõike. Siis mõtled, kuidas tehniliselt see sittumine siis käib? Ei no kuidas ta käib? Põhimõtteliselt nii nagu meil vaata, see Kaja Kallas siin ju rääkis mingi mõned aastad tagasi, vaata, oli see mingi kakabussid nagu soome keeles, need hais oli need bussid kilekottiga. Jah, pead kilekotti laskma, siis korjatas kokku ka. Venemaal tagasi. Jõuks Venemaale. No mul endal tekkis nagu see... Kuidas nad üle Poola piiri saavad? Mis sul siin on? No võib-olla nende kottidega pääseb läbi, kui pekiga ei pääse. Nagu on söönud, siga oli korralik õhtusöök. Et see läheb raskeks. Aga mõtlen näiteks Kaja Kallase sitta nagu keegi ei taha. See on nagu natukene solvav. Kuskilt ei ole uudised, et Kaja Kallase sitt on tohutu Euroopa Liidu saladus, eks ole. Aga näed, Putin on. Putin on, aga Kaja Kallas oma ei ole. Kaja Kallas on kõrge esindaja, eks ole. Putin on lihtsalt esindaja. Aga et sellise suure Euroopa Liidu kõrge esindaja sitt on täiesti väärtus, et see on müstika. Ma arvan, et asjad on lihtsalt halvasti korraldatud, et seda väärtuslikku sitta ei osata nagu hoida. Nagu Euroopa Liidu, ma ei tea, mis siis, kus seda hoidma peaks, kuskil Brüsselis või Šveitsi pangas, ma arvan, kuskil see hoiu, mis asjad need on selles rahakappides. Ilmselt küll, jah. Aga mul nagu praegu üks mõte tekkis on sedasi, et mõtlen sedasi, vaata, väidetavalt Putin on vepslane ja vaata, mingi vepsa päritolu on ju. Nii. Ja kunagi ma käisin hästi palju seal mingi Põhja-Venemaal nendel aladel selle, siis meil oli alati sükene, nagu ise nimetasin, nagu baaslaagriks, meil oli sükene vene tarekene oli, kus kogu aeg nagu ööbida sai. Ära sellest räägi. Kui see nüüd välja tuleb, siis õudne. No arvad, aga vastupidi on seal sedasi. Aga uut eksperimenti tegema ja tõestama, et see putinist ei ole. Ütleme kahjuks see nagu selle tarekesega omanik, et ta nagu eelmine aasta nagu läks nagu igavestel jahimaadel ära, aga mõtlesin äkki ta pärijate käest õnnestub see tarekene nagu siis nagu omale soetada ja siis nagu öelda sedasi, et tegelikult seal tarekes aeg-ajalt käis, Putin käis ka aeg-ajalt tegi napsudaga on ju. Ja siin on nüüd sedasi õue peale see välipeldik on ju, et ma olen nõus selle välipeldikuga mingi kalli rahast maha müüma teile. Jaa, mõistlik. Jah, ütlen, et ikka näed, kui on nõudmine, kohe tekib pakkumine, see vaba turg on ikka no absoluutselt, aga juudi viin annab ka, need häid ideid tuleb ka. Ma arvan, hea saade tuleb meil täna. Kindlasti tuleb, aga ikkagi mure on Kaja Kallase pärast. Võib-olla ta ei situ üldse, võib-olla tal on mingi viga külges. Et ei ole midagi, ametnikud on tööl, käivad kilekotid näpust tal järel, eks ole, midagi juhtu. Ta on nagu nii püha euroametnik, et lihtsalt ei situ. See sobi talle. Jah. Olgu, et selle nagu uudisega saime. See on väga hea uudis. Et Putin ikkagi situb, käib läbi. Nii kui läbi käib, on ikkagi tervis hea. Ja. See on juba tegelikult info on välja antud. Et kui enam läbi ei käi, siis muidugi on halvasti. Ajaloost on teada palju monarhiat, kui enam läbi ei käinud, siis oli minek ka. Aga nii kaua kui veel läbi käis, nii kaua oli nagu tervis hea. Et see on selline küllotki nagu hea näite, aga seda ei tohi välja anda. See on juba iseendast on info. Absoluutselt, jah. Ikkagi venelased on nagu väga halvasti teevad. Väljaheidete, kui analüüsi pealt sa vaatad seda, mis ohtusid ta tarbib või see tegelikult ongi nagu väga tähtis ongi, kas on väljaheide või ei ole väljaheide. Nemad ütlevad, on väljaheide. Mis annad sellise riikliku saladuse lihtsalt ilma rahata ära, selle võiks sotaga maha müüa. No ütleme, ega vaata, tõesti selle põhjal nad saavad ju analüüsida, et mis tal ikkagi on viga või ei ole midagi viga. Ja vaata, Tiibeti targad ka ju, nendel esimene mingi see diagnoos pidigi olema sedasi, nad pidid uriini nuusutama ju, patsiendi uriini nuusutama ju. Ma ei tea, kas nad maitsevad ka seal seda nonksu või? Ei, võib-olla ei olegi vaja maitseda. Ais on nii halb, mis siin ei ole midagi maitseda. Siin on minek. Siin on minek, jah. Jep. Saime selle seal klaariks, jah? Klaar. Selge. Nii, ja see on järgmine teema ju.
et on meil ju see, et plaanitakse Eestis üleriigilist näotuvastust ju. Jah, see on hea. Jah, et need valvekaamerad kõik igale poole, et siis näo- ja numbrituvastus ja kõik sellised asjad, et seda ja üle 4 aastat seda juba plaanitud, kus tuleb välja. Ja selline kaameravõrk plaanitakse luua üle Eesti. Vanasti oli selline asi terrorismivastane võitlus. Et siis oli vaja kõiki nägusid nagu vaadates, terroristid panid ringi ja lasid torne õhku, aga nüüd nagu terroriste nagu enam nagu eriti ei ole. Aga huvitav, milleks see on? No võt, eks nad ikka, no iga režiim tahab ju, ütleme ta ju teada, et mis seal tema alluvuses toimub. Siis need alamad, millega tegelevad selle. Kui me nagu siis mõtleme, et noh, et on ju olnud ju sellised igasugused 3-tähelisi organisatsioone ja kui palju ja mis nagu põhinenud on seal ju, no ütleme KGB ja siis oli ka ennem seda oli veel 4-täheline organisatsioon NKVD ja Sakslastel oli Gestapo ja need olid kõik ju rajatud ju sellele ikkagi koputamise peale ju. No, info pidi liikuma. Info pidi liikuma, on ju. Mis olid informaatorid. Ja üldjuhul ikka seda, et naabri peale ikka koputab ju. No naaber on ju lurjus, selle peale peab koputama. Et noh, et kas see, noh, ütleme see kaameravõrk, noh, nii tõhus ongi ja noh, tegelikult ma tahtsin siin nagu rääkida sellest, noh, nagu ütleme isegi, ütleme, mida nagu, et see oli nagu selle eelmise kommunismi ajal, et oli ju see, et küsimused vastused aastal 1976 ja ka siin räägitakse ühest nagu väga mõjuvõimsast nagu organisatsioonist ja mis muideks lõpuks kukutaski tegelikult ju selle nagu kommunismi ju. Ja see on ju, ütleme, katoliku kirik ju. Kirikul oli oma luureorganisatsioon ju. Aga mõtlen enne, kui selle katoliku luureorganisatsiooni minna, lihtsalt puhttehniliselt nagu mõtlen. Kõik inimesed jalutavad ringi, eks ole, moblataskus ja kui nad ei ole moblas, siis nad on läpakas või on nad mingis muus arvutis. Et noh, mis see siis on, mis nende kohta veel praegu teada ei ole, aga noh, kujutate ette, kui palju neid inimesi, kes noh lihtsalt ühel heal päeval võtavad moblataskust välja ja lähevad välja. Keegi ei tea, kus nad on. Minus info on ju kõik olemas. Et noh, milleks sellist nagu asja on vaja? Et kas see mobla asi on nüüd katki läinud, et see enam ei tööta? Või seda ei saa piisavalt usaldada. Näiteks on sedasi kõigile mingi Hiinas moblat taskus on ja siis on no see, et mingi osa... Aga siis peaks alguses kohe kindlaks tegema, et tuvastussüsteem ei ole kuidagi seotud mingite Hiina vidinatega. Aga sellest ei ole juttu olnud. See on ka Hiina oma. Aga siis ongi ju see... Info läheb niikuinii Hiina arvutitesse. No just nimelt on ju, et see... Isegi kui kaamer on Läti oma. Et seda ei saa nagu päris hästi kasutada, et siis see info nagu lekib nagu mitmesse poolde. Mind nagu imestab, mis infot neil veel vaja on peale sellele, mis neil juba on olemas. Neil on kõik olemas ja nüüd on neil tarvis mingit näotuvastust. Neil on see lihtsalt kellegi loll äriprojekt, et on vaja mingid kätte jäänud kaamerad maha müüa riigi raha eest. Ja. Aga no isenäiselt on sedasi, et jah, küsimused vastused aastal 1976, et isegi see kommunistlik režiim on ju. Noh, ütleme, ta oli, võib-olla oli natuke rohkem kommunistlik kui praegu, no või oli vastupidi. No ei usu, et ta nii kommunistlik nüüd oli, et noh, siis kommunist oli. Isegi nemad olid sedasi, isegi nemad kartsid neid jesuiite, jesuiitide ordu tänapäeval. Ja siis oli sedasi, et ma loen siit mõne nagu lõigu, et miks see, ütleme, mis need nagu jesuiidid nagu üldse nagu endast nagu kujutavad, eks need, ütleme, paljud teavad, need paljud mitte, on. Aga ütleme, ta oli ikkagi nagu Rooma, ütleme, Vatikaniga nagu eliitüksus põhimõtteliselt. Nii, esimene lõik ongi siin kohe, et 7. mail 1965 pöördus paavst Paul VI Jeesuse seltsi 31. peakongregatsiooni poole. See Jeesuse selt ongi jesuiidid. Lühendatult on jesuiidid, täisnimetus on Jeesuse selts. Õpetatud Eesti selts. Jah. Peakongregatsiooni poole läkitusega, millest ta nimetas tänaseid jesuiite julgeks, kogenuks ja pühale toolile ustavaks sõjaväeks, kes kaitseb usku selle kõige raskematel aegadel. Paavsti arvates on just jesuiidid need, kellele võib usaldada võitluse inimkonda ähvardava kohutava ohu ateismi vastu. Paavst kinnitas, et tänapäeva ateism on mitmepalgeline, kuid selle kõige hirmsamaks vormiks on kommunistide sõjakas uskumatus. Õigust räägib. Jah. Aga vaatame, kas see, ütleme, et me ei tea nagu midagi jesuiitidest ega Jeesuse sellest sõprade või ühingust, kes ta siis oli.
et kas siis ütleme, aeg on ju edasi, mis aastast see on 70-ndad või 80-ndad? 76 on ju, aga 76. Et 76 oli ateismi juba probleem, et kas asi on siis paremaks läinud, kas paavst on pannud jesuiidid tööle ja nüüd kõik löövad hardalt risti ette, sittagi. Hullemaks on läinud, pederastideks on hakatud veel kõigele lisaks, eks ole, ja moslemeid tuuakse maale nagu tööstuslikus koguses, nagu Eestiski on plaanis. Et ma arvan, et see jesuitide jõuk võib olla väga nagu võimekas, aga kellega nad sõdivad, tundub olevat ikkagi veel võimekam. Vähemalt siiamaani on olnud, mis nüüd Ameerikas juhtub, me ei tea, võib-olla seal neil käänatakse kael 2 korra. Ei, vaevalt küll, et praegu. Muideks, kunagi oli sedasi see ju režiim, kes seal oli see kurikuulas Hispaanias Franco režiim ja see oli ju sedasi kõikidel teistel igasugustel usuorganisatsioonidel ja need ta peksis minema. Aga Franco oli ise ka, see Francisco Franco oli ise ka juba, ta oli katoliiklane. Aga tema oli ju see, et kes, ütleme, kellele ta nagu midagi ei teinud ja keda vastupidi enda ümber soosis, olidki jesuiidid ju. Et ilmselt ta sai sealt ka mingit informatsiooni. Ja ju siis seal ja sel hetkel ja seal kohas see asi toimis. Aga ma ei kujuta ette, kui hästi see nüüd näiteks Euroopa Liidus toimib, eks ole. Ja võttu siin ma tahtsingi rääkida, ütleme Euroopa Liidu. Usuasjad on ikkagi ju kusised. Euroopa Liiduga võrdlus kohe olemas, et kõige suuremaks probleemiks jesuiitidele on sotsialismimaad. See on nagu praegu nagu Euroopa Liit. Euroopa Liit. No ikka jah. Avameelselt deklareeritakse, et sotsialistlikus ühiskonnas tuleb kindlustada koht religioonile isiklike kontaktide ja ideoloogiliste diskussioonide teel. Tuleb luua võrgustik. Võidelda kommunismi ja ateismiga, koguda informatsiooni ning teha sotsialismimaades propagandatööd. Selle ülesande seadis paavst jesuiitide ette juba ammu. Kuid tänane võitlus tõelise jumalusu vastu on hoopis julmem kui Püha Ignatuse aegadel. Kas kunagi oli eestikeelne raadio Vatikan, ka Vello Salo tegi minu meelest mingil ajal. Ta peaks silmas seda Ignatus Loyolat, ma ei tea seda. See on jesuiitide looja oli ju kunagi. Ja nii. Siin on sellest veel nagu erinevaid lõike, aga ma ei hakka siin praegu lugema, meil saade niigi pikale läinud. Nii ongi siin kõige lõpus loen veel ühe lõigu, et siiski on jesuiitide ordu kõigest hoolimata endiselt Rooma katoliku kiriku eliitüksus. Ja kuigi Jeesuse seltsi peakongregatsiooni informatsioonipülletani 20. numbris kurvameelselt konstateeritakse, et jesuiidid üksinda ei suuda täita ateismi mõjul inimeste südametes tekkinud tühjust, on selge, millised ka poleks ordu hõõrumised paavsti ja Rooma kuuriaga, sihid on neil endiselt ühised ja üheskoos elatakse üle raskeid aegu. See on ka nagu natukene naiivne jutt, et inimeste et kui ei ole usklik, mõtlen selles mõttes, kui ei ole katoliiklane, et siis on nagu sisikonnas tühemus, ei ole. Seal on satanism, seal on astroloogia, seal on igasuguseid ingli usulised on, eks ole, tarookaarte pannakse usuta, igasugused asju tehakse ju. Et selles mõttes ma arvan, et situatsiooni analüüs on juba vale, et inimesed ei ole uskmatud, vaid nad on väärusulised. Nad on sektandid ja ketserid, luterlased. Et see näotuvastus ja see nagu ei ole, ütleme, sellele luureorganisatsioonile oluline, sealt lihtsalt imbubki nagu seda igalt poolt see info nagu nendel erinevatest kogudustest igalt poolt ilmus, imbus info jesuiitidele ja ta siis ülitõhusana nagu selekteeris ja töötles seda. Ja nendel kõik nagu see pilt selge, mis toimus. Et ütleme tänapäeva tehnoloogial, ma ei tea, kas see jääb alla, ma kahtlen. Kunagi oli üks selline teadlane, kelle nimi oli Lombroso, sellist teadlasi oli veel. Ja temal on kuulus teos kurjategijate tüübid, kus ta siis inimese näo järgi, nagu grupeeris teatud tüüpi näod, on seda tüüpi näiteks kurjategijal on sellised näod või sellise näoga inimene on seda tüüpi kurjategija. Otsis ja leidis selliseid seoseid. Ja siiamaani on räägitud, et see on ebateadus. Et on lihtsalt mingi jama. Aga kui nad selle näo tuvastusega tegelikult, ma arvan, et nad otsivadki mingit tüüpe, näiteks selliseid, kes oleks siis nagu korruptandiks, nagu hea või reeturiks värvata, eks ole, reedaks Isamaa või teeks midagi sellist. See on ju, selle saab 40 euriga ära osta, see on talle ju näkku kirjutatud. Nad uurivad neid nägusid selle pärast, et nad on selle Lombroso idee, andmebaasid on ju tänapäeval nagu väga suured ja tehisintellektid asjad. Et kui Lombroso võib-olla tal mõte oli õige, aga ta ei suutnud nagu leida õigete näotüüpide vahel nagu seoseid. Et võib-olla see oli liiga keeruline süsteem. Aga et kui tänapäeval näiteks on ikkagi tohutud arvutusvõimsused ja nägude nagu andmebaasid, et sealt saabki nagu mingit tüüpi inimesi nagu välja selekteerida puhtalt lõusta järgi. Mina arvan, et asi on selles. Rakendad tehisintellekti tööle. Ja nad saavad inimesi nagu niimoodi grupeerida, teada,
kuidas keda ära kasutada, mis on kellegi omadused ja nõrkused. Need tohutud andmemassi analüüsida, need komprat analüüsida kõike. No, jesuiitid oli samamoodi, kas nendel kõik igal poole, see kompra oli kõigil kirjas. See on ju näo järgi pedofiil, paneme silma peale, ja siis paneme kõrgesse riigiametisse ja siis on asi nagu klaar. Ja kõik võrdled kõigepealt Epsteini nimekirjad ja kindlasti nimekirjas on rohkem, vaata seal üks mingi, mis asi seal kinni pandi, seal Euroopas oli ju see mingi Geedflix, 1,8 miljonit kasutajat laste vägistamis pornoportaal. Töötas 4 aastat ja siis jäi vahele ja kinni pandi 80 või 70 inimest. 2 miljonist. Marko Pilt ei polnud seal või? Kus see seal? Need vägistamisasjad, seal ei olnud sellist mängulisi asju, mängulisi pilte seal ei ole. See ei kvalifitseerunud üldse õigeks pornoks, see oli mingi pask. See kedagi ei huvita. Ja muide püüti kinni Ameerikas ühe türklase juhitud imiku vägistamis nagu selline, imiku vägistamis pornokeskkond jäi vahele. Seal saadi ka paar tüüpi kätte. Kuigi neid kasutajad oli seal oma jagu ja türklane oli siis asja aja. Ja sellest meie lehed eriti ei tahtnud kirjutada. Et ei tea, miks neile meeldi. Mul on teatud ideed, miks neile ei meeldi. Aga see teemat tuleb natuke edasi uurida. Praegu on nagu liiga julge välja käia. Aga ma arvan, et seal on põhjus. Äkki sügiseks, kui imbab midagi välja. Ja ma arvan, et kui seal, vaata, kui need Euroopas need miljonite kaupa kinni püütakse ja Ameerikas ka ikkagi. Trumpi eelmine kord sai 300 võrgustikku kätte. Sellest ei rääkinud mitte keegi. See ajakirjandus praktiliselt ei jõudnud. Seal olid Valge Maja kodulehekülje, ma ei mäleta, mis jõustruktuuri nagu seal all. Et nii äge asi, eks ole. Lõpuks mingi indie-firma tegi filmi sellest. Näiteks see Voice of Freedom, üks selline pedofili küttimise nagu film tehti siis. Tõsielul põhineb muidugi, aga küll see sai nii, et suled sarisesid. Nii et ajakirjandus oli seal filmil kukil ikka nagu hoolega. Ja jälle miks, eks ole, ei tea, mis neil seal on. Miks neil ei meeldinud selline asi. Et see juba seda tuleb uurida, miks ajakirjandus ei tegele nagu selliste põrutavate pedofiilide paljastamise uudistega. See on väga tähtis. Et me saaksime aru, kuidas ajakirjandus üldse töötab. Eks ta ennem oli ju paljuski oli sellega Jusssaidi nisa otsas ja siis seal nad said ju, nad lihtsalt ei tohtinudki rääkida nendel teemadel. See oli ju, ütleme, kuidas revolutsionääridel oli, et need kriminaalid olid sotsiaalselt lähedased. Ma arvan, et ajakirjanikel on pedofiilid on sotsiaalselt lähedased. See on selline, enam vähe, päris revolutsionäär ei ole, aga ikkagi üks igavne siga. Et see käib niimoodi. Jah. No jah, eks meil on sedasse, et nagu see vaba sõna ja kui piiratakse igal sammul, aga et mul on siin järgmine märksõna, mis on kirja pandud. Zuckerberg teatas muide just äsja, et tema lõpetas nüüd Ameerikas ära selle fakti kontrollimise oma seal metad ja mis tal on mitmel platvormil, 3 platvormil vähemalt, et Ameerikas on see läbi. Ja siis see kontrollimehhanism on mingisugune, sama nagu X-is, mingisugused kogukonna märkused, ma isegi tea, mis seal X-is on, ma seal eriti nagu, mind ei ole X-is vangi pandud, sellepärast ma ei tea. Aga Facebookis ma istsin kogu aeg, et sellepärast ma tean. No ma seal vaba sõna nagu selle leviku piiramise all pidasin silmas seda, et märksõnaks mul on siin kirja pandud see. Euroopas, Eestis käib see ainult muidugi edasi. Mul on kirja pandud hoopis see, et Ameerika hääle sulgemine ja siis Ilvese ütk. Ilvesel töötas seal üks Riho Mesilase nimeline isik, lootustandev noorkirjanik. Veterinaari esimene päev, autor. Ja kusjuures sedasi, et isegi neid raadiovabaduse ning Ameerika hääle neid kanaleid, erakanaleid ähvardab kriminaaluurimine USAs. Mille eest? Ma ei tea seda. Vargus, ma arvan, või pedofiili. Ja siis on Toomas Hendrik Ilves igatahes ütleb selle kohta, et Ameerikas toimuv on šokeeriv ja muret tekitav. No tõesti on šokeeriv. Noor kirjanik Riho Mesilane läks, eks ole, Ilvese alluvusse tööle, tegi seal karjääri mõnusasti. Siis kui karjäär oli läbi, läks Moskvasse, andis pressikonverentsi, kui edukas agent ta seal oli. On igasuguseid kirjanikke. Ta on teine tuntud agent Eesti kirjanikest. Esimene kõige tuntum on Ville Sonn, kes kirjutas romaani Võõras, kus ta oma sellest KGB nagu karjäärist räägib. Ta oli nuhk. Ja siis Mesilane tegi seda sama asja siis nagu läänes.
mida Pille Sonn tegi Püssiroo keldris ja Tartu nagu sellistes teistes meelelahutusasutustes. Jah. Aga iseenesest vaata, kui me selle Ameerika hääle juurde tagasi minna, siis lapsepõllas sai teda ikka kuulatud ju tegelikult. Jaa. No muide, see oli päris huvitav. Näiteks seal ei olnud ainult poliitika uudised, seal oli, eks ole, maailmapoliitikast, oli Eesti dissidendid igasugused ja need vastupanu liikumisest oli seal huvitavaid asju. Aga seal oli ka väga huvitavat kultuurilugu. Näiteks mina esimest korda Uku Masingu nime kuulsin üldse Ameerika hääles. Keegi tegi sellise kultuurisaate, kus tutvustas siis Uku Masing selline. James Joyce'ist, eks ole, sellisest modernistlikust kirjanikust oli. Modernism oli ju eelmise okupatsiooni all selline peaaegu keelatud ja paha asi. Jamesi Dublinlased oli välja antud, aga see oli realistlik jutukogu, aga sellist modernistlikku huugamist, mis nüüd tõlgiti, see nõukogude võim sellist asja ei kannatanud ja ma ei tea, kes üldse keegi seda suudab lugeda ja peaks mingis mõttes kannatama. Aga ta oli osavalt ju läbi põimitud ju kõik võimalikku sellega, ütleme selle läänega oli sotsialismi ja selle satanismi ja kõige sellega. Siis ta oli ikkagi selline, nagu lääne luure kasutas seda modernismi nagu kõik need Pollocki abstraktsionisme ja maalikuntstis ja selleks, et näidata, et seal on nagu vabadus, et võib igast hullusi teha, eks ole, võib segast peksta, võib tindiplekke teha, eks ole, meil on vabadus, inimesed teevad igast asju, aga teil Venemaal on orjus, teist sittagi teha ei tohi, panete vangi sellise asja eest. Olidki, aga põhimõtteliselt oligi, et 2 kanalit oligi ja see niinimetatud nagu vaba info levik oligi, kas Ameerika hääl või siis oli Soome televisioon? Vaba Euroopa või mis asi ta oli? Vaba Euroopa oli ka veel, see oli, ütleme, Ameerika hääl oli siis Vaba Euroopa. Vaba Euroopa mõnest ei kostnud hästi või mina kuulasin kogu aeg Ameerika häält. Meil oli selline perekonnatraditsioon, me kuulasime Ameerika häält. Aga eks see oli ka need segamised ja raginad ja asja juurde, aga üldiselt oli kuulatav. Oli kuulatav, aga näiteks nii palju, näiteks vähemalt mulle ajast ja nii palju nagu sedasi nagu ikkagi siin Ameerika hääl Washington. Jah. Ja kajastame Ameerika Ühendriikide valitsuse vaateid. Aga nii palju ta suutis vähemalt mulle ka kärbseid mingi pähe ajada, et mul seal poisiks palju sellises edasi, et ühe sõbraga täitsa tekkis mõte, et nagu liidust põgeneda ja meil oli täitsa plaan välja töötatud, kuidas nagu põgenemisplaan. Mõtlesime sedasi, et suuskadega, et sealt Koola poolsaarel, et Nakstiga, et üle Soome piiri ja kohe üle Norra piiri ongi olemegi läinud. Jah, et sellist vastast juttu või sellise vastase juttu või ütleme vastupropaganda nagu mõju on tänapäeval nagu üldse raske nagu hinnata. Et siis ju see nõukogude propaganda oli nii totaalne, väga raske oli üldse mingit alternatiivi sellele leida. Ei olnud nii, et sa lähed internetti ja vaatad ükskõik mida, ei olnud sellist asja. No see oli tolle aeg kommunismi, see eelmise kommunismi propaganda, see praeguse kommunismi propaganda on sama võimas ju. Jah. Mingit vahet nüüd sa võid ikkagi leida mingeid alternatiive, mida siis leida oli ikkagi täiesti raske ja üldiselt oli see kõik kriminaalne ka veel, et kui sa vahele jäid mingisuguse käsitsi kirjutatud mingisuguse, ma ei tea, mis sellise isamaalise lendlehega näiteks, see oli sul võis olla vanglade jalge all. No jah, aga see propaganda niivõrd võimas tegelikult oli ju see et praegu need alternatiivid lihtsalt ei tööta, et see peavool ongi nii kõva, eks ta nüüd vaikselt muidugi jälle sureb ja igasugused Tucker Carlsoni moodi ja mingid Alex Jonesid, need ikkagi on ju lendavad, nii et lust on vaadata, kosmilised vaatajanumbrid. Aga näiteks kui palju aga ütleme keskmine Eesti inimene vist sellist asja nagu Alex Jones ei ole kuulnudki üldse, mis asi see veel on. Ei. Räägime siis nende jaoks sellistest asjadeks, mida nad ikka kuulnud on, oli see esimene niinimetatud vabariik, oli see nagu Pätsukodi režiim ju. Ja räägime sellestki on ju. Ja mis oli ka tegelikult, kuidas see nagu propaganda suutis nagu ajud ära pesta, et seal oli samamoodi, et öeldi, et kommunistid on pahad, aga sotsid, need on head, sotsid olid valitsuses siis. Jaa, sellepärast, et sotsid tegid aeglaselt seda, mida kommunistid tegid kiiresti ja revolutsiooniga sotsid tegid seda vaikselt õõnestamistööga. Ja täpselt oli see, et niinimetatud nagu lõpliku tulemuse nimel, et tuli nagu need radikaalsemad nagu ohverdada. Aga mis vahet seal on, tulemusel oli... tulemusel oli ikkagi. Kui oleks lastud sotsidel rahulikult edasi menetleda, ütleme, sõda oleks tulnud, oleks perses olnud ikkagi. No ikkagi oleks, jah. Nad muidugi ei olnud ju enam lõpuks nii edukad, see esimene Riigikogu koosseis, seal vist olid ainult punased. Need olid täitsa punased ei olnud, aga mingi sükene mingi... Väga palju oli, sotse oli väga palju, neid oli erinevaid seal, neid oli nagu kirjaid koeri igasugused. Suht tume roosa oli see ikkagi see pilt on. Vastik, jah. Jah, midagi head seal küll ei olnud, jah. Vot, aga lähme siis sellest nagu edasi või? Lähme. Teen vahepeal ka ühe põhja peale. Jah, teeme viimane laksu ära.
siiamaani küll päris hea saade tulnud, ehk ei saa korta. Peab kunagi proovima rummiga teha. Siis saaks sellise nagu eksootilise. Võtaks Ladina-Ameerika teema. Kariibi mere piraat. Järgmine kord Kariibi teema ette võtame, siis võtame see raamatu põhjalikult ette. Siis võtame rummi. See on väga huvitav raamat, näita korraks veel kaamerasse. Ma ei ole jõudnud kuigi kaugele lugemisega, aga kui Argo kirjastus on soodukas, siis maksab olla väga hoolikas ja igasuguseid jõledusi kokku osta. Et see on ikka siukse tänapäeva satanismi nagu eelkäija. Põhiallikas. Põhiallikas, jah. Nagu marksismil oli kolm allikat ja 3 komponenti, see on üks tänapäeva satanismi allikatest. Jah. Et ikka inimohverdamisest nii ja naa ja 3. moodi ja muud asjad sinna juurde kõik, et see sealt see tuleb. Sealt see tuleb, jah. Laste müümised, inimohverdamised, kõik. Ja lõbusat homoseksualismi ka veel. Seda tuleb ka seal. Täiskomplekt. Täielik liberaaldemokraat. Kole värk. Vastik, jah. Nii, aga mis meil on siis? Järgmisena võtame sedasi, teeme väikse ajarännaku ka, aga hakkame sellest pihta hoopis. Meil on selline, kes meil seda vikerkaare vihmavarju meile siin nagu pea kohale tahab tõmmata, on ju meil ikkagi seesama, see on välisminister või Tsahkna või? Jaa, oli küll selline minister. Aga kõigepealt Tsahkna, mis üks välja ütleme, millest ta seal alustas, oli see, et Saksa ajalehel, kus ta ütles, et meie piiri taga oli ennem 120 000 Vene sõdurit ja nüüd nad on kõik surnud. Ukrainlased tulid siia meie piirida, tapsid nad seal ära ja läksid minema. Võib-olla need samad ukrainlased, kes meil siin ehitusel päeval ehitab, öösel võtab takso, sõidab Peipsi äärde, paneb mingi paadiga üle, tapab paar soldatit maha ja magab tunnikese jälle tööle. No siin on inimesed Eestis on ju mingi 100 000 Ukrainast tuleb ära. No ega ei olegi täiesti loogiline, iga üks tapab ühe ära, ongi korras. Jah, ongi seal polegi või siis igaüks ei viitsi minna, et kuule, löö minu maga avas, ma teen sulle pooliku. Pole probleemi. Teen sulle pudeli karilkat ja korras. Aga see... Võib-olla töökamad seal notivad neid 10 kaupa, sa ei tea. Aga selle vihmavarju, vikerkaare vihmavarju meie, ütleme siis pea kohale sikutamisega on see teema, et nagu Tsahkna on ikka seda asja ajanud, et vaata, et kuna Eesti maapõu, et peidab nii hinnalisi julgeoleku tagatisi, et see ei oleks nagu üldse nagu probleemgi, aga vaata need julgeoleku tagatised, et kõik need fosforiidid, mis need olid, et need õnnestus ju eelmise kommunismi käest ju päästa ja siis on nende kallal ei lastud. Siis poldi julgeolekut vaja. See oleks olnud raiskamine, aga need on julgeolekut tarvis. Enne olid venelased juba kohal, eks ole. Mis julgeolekut sa enam räägid? Juba hilja. Ja selle kohta siin mul on palju materjali, kui õnnestus leida. Näiteks siin on kultuur ja elu, number 10 aastast 1987. Nii et kui rajatakse Kabala fosforiidi kaevandus, kui kaob põhjavesi, siis tuleb hakata joogi ja tarbevett sisternides kohale tooma. No eks nii on ka läinud. Transporditud seisev vesi on madala kvaliteediga, mõjudes halvasti kogu Rakvere rajooni sanitaaria hügieenilisele seisundile ning elanike tervisele. Ühesõnaga, siis oli sedasi ja hirmutati inimesiga, et kui me praegu laseme fosforiidi kallale, siis meil kaob põhjavesi ära. Aga praegu räägitakse seal sedasi, et... Seda on nende paekivi karjääridega ka juhtunud minu meelest, aga see ei olegi mingi vale jutt. Et kommunistide propaganda üldiselt oli vastik, aga see... Nad seal mingi tõetera ikkagi nagu pressiti läbi. Aga kuskil oli mingi kasel sedasi, kuskil mingi tervisekeskus tehti alles ju vaata ja siis kadus... Viljandi kandis kuskil. Ja vesi kadus ära. Ja kadus, ütleme, inimestel kadus kaevudest vesi ära, jah. Aga eks nad jälle seal tõmbasid nagu mingisuguse ülemise horisondi kuivaks ja asi sellega. Keda huvitab, mingi talupoeg tahab juua. Kas siis Eesti Vabariigis on joogipuudust? Ei ole. No ei ole, poest saad kõike osta, jah. Aga siis oligi see, et vaata, siis õnnestus nagu inimesed sedasi ära hirmutada, et seda fosforiidi kaevanduse neid ei tolnud midagi, on ju. Nii. Ja need on sedasi siin järjest kohe, näed. Ajapulss 14, 1989. Nii, Virumaa veed on jälle siin kõik siuke teema. Aga siis nagu arvutati välja siin selline asi, et see nagu reostus ja see nagu jalajälg
et 100 miljoni elanikuga Ida-Virumaa. Nii et meil on olemas mudel, mis saaks Rakvere rajoonist siis, kui hakatakse tootma fosforiiti ja põllumajandus jätkaks samas vaimus. See mudel on Ida-Virumaa oma praeguste hädadega. Keskne reostuskolle on Kohtla-Järve piirkond koos Sillamäega. Narva oma õhusaastega, Kiviõli suur reostuslaik põhjavees, vana kaevanduse uputamise, valgus põlevkivikeemia laiali põhjaveekihtidesse. On olemas metoodika, mis arvestab ka majandusreostuse ümber inimekvivalentidesse. See tähendab võrdleb inimese ööpäevase reostusega. Selle alusel võib väita, et praegu elab Kirde-Eestis 100 miljonit inimest. Vaid 1 miljonist sellest on põllumajanduse panus. Ülejäänu on kaevandus, siis 99 miljonit. Nagu jah, ütleme, sama palju reostavad ka nagu 99 miljonit. Selliseid asju, see on väga hea idee, praegu Reformierakonna omad kuulevad, nad toovad sulle see kuradi 100 miljonit uspekki. Õnneks siis nad seda tuua, uspekki ei ole nii palju. No üks nad vaatavad midagi muud, ega Aafrikast ikka leiab. No Aafrikast leiab. Aasiast leiab. Aasiast nad ei tooga, et need on liiga Kesk-Aasia on suur ja lai. Ja kui nad seal ikkagi sigivad, küll nad sigivad veel. Ja, nii et tõesõnaga meil ütleme tänu sellele, et omal ajal õnnestus, ütleme meie need tolleaegsed kommunistid olid nii palju nagu need nagu ettenägelikud, et nendel õnnestus selle propagandaga kõik see need jälle ajapulss 1987 ja siin on ka see sama teema jälle, et mis saab Lääne kabalast ja kõik nendest maaratlatest ja ühesõnaga, et milleni jõuti oli see, et päästeti see fosforiit tuleviku tarbeks ära. Sest ega see, mina mäletan ka, see oli tohutu probleem ja olid mingid meeleavaldused, värgid, kõik oli veel selline poolametlik või kõik oli nii. Aga oli mõni aus ajakirjanik ja teised jooksid sabas ja asi toimis. Ja õnnestus ära hoida, ega vandid oleks selle koppa maasse löönud. No täpselt, aga nüüd on sedasi, nüüd on hea, millega me omaga nagu seda, ütleme, saame omale selle vihmavari hankida. Aga meil on vihmavari olemas. Meil on esiteks, mina olen kogu, ma olen pedeseadust mõtled, et muidu pedeseadust tagab Itaalia need hävitajad, seda ütles meile president Ilves. Muidu hävitaja ei lenda üldse, kui siin ei ole pedeväärtusi. Aga pedeväärtused on olemas. Lenda raibe, kes sind keelab. Lenda, aga sittagi ei aita, eks ole järjed. Oli ta pede tagatis ei tööta. Sa võid lennata neid triipe tõmmata palju tahad. No, näed, oli kindel tagatis. Ei toimi. Siis oli meil ju veel veretagatis, et me valasime verd Afganistanis ja Iraagis. Malis ja igal pool. Malis ka ja Liibüas või ma ei tea, kus me seal vist verd ei valanud, aga vahtisime ikka seal kohal nagu nuga hammaste vahel. Ja see pidi ju tagama, et näed, praegu on seal suur Ameerika hädas, me aitame ja kogu NATO seal kaitseorganisatsioon, eks ole, materdab, ma ei tea, mingisugused murri ja neid tohutu kaitsetegevus käib seal mooni väljadel kuskil. Aga täiesti naeruväärne. Aga see oli ju jutt, kuidas meile räägiti, et kaitsetagatised, nüüd me oleme ikka selles bandiitide kambas ja see bandiitide kamp tuleb ju meile appi, eks ole. No muidugi, jah. Ja praegu on Ukraina tagatis, et Ukraina sõdib ja see tagab. Meie siin, mis meil pole kõik vandid ära tapetud. No, meie õnneks on ju, võtsime ukrainlased siia, need tapsid vandid ära. Vandid ära korras. Lihtne on ju. No, kaval see asi toimib on ju, jah. Nii et selle üle... Aga lihtsalt, mina tahtsin jutuga sinna jõuda välja, et kuna need endised, need pedetagatised, Afgaani tagatised, igasugused muud sellised Euroliit tagas ka meil seda. Euroliit oli kange tagama meil mingisugust, ma ei tea, mis asja. Artikkel 5 NATO, isegi ilma Afganistanita, artikkel 5, seda ei tohi ära unustada. Kui ühte NATO liiget rünnatakse, kõik teised võtavad jalad perselt välja ja hakkavad uhama. Nii et sa arvad, et meil jääb seekord ka fosforiit alles või? Ma arvan, et fosforiitist jääme ilma, aga tagatisi ei saa. Tagatistest jääme ilma seekord, nagu alati traditsiooniliselt. Fosforiitist jääme kindlasti ilma ja muudest asjadest. Muldmetallidest, kõigest jääme ilma. Tagatis. Aga lihtsalt, et kui me nii palju nende tagatistega petetud, siis igal inimesel peaks tekkima mingisugune väike kõhklus ja kahtlus. Persevestid jälle ajavad paska. No ma arvan, siin meil seda kosaaride... Aga ole rahulik, meil töötatakse välja nüüd ju kaitsetööstust, meil ehitatakse siia
Tõstamaale mingisugune pommilinn, no siuke pommi tegemise ja katsetamise linn. No see tehakse ilmselt sinna samasse, võt sellega oli siukene lugu, et ma mingi... See pidi tulema linna külje alla. Tõstamaa külje alla või? Nüüd tuleb Tõstamaale, aga enne pidi tulema siia Pärnu, okay. Sinna, ma ei tea, kas Lendvälja kanti või kuskil. Aga sellega muideks... No Tõstamaa on õnneks natuke eemal, jah. Ja. No saad aru, mõte oli selline, et tehakse nagu siia, et ei oleks ida piiri ääres. Et paneme lääne piiri äärde, ega vant ju, ei ole võimeline laevaga kohale tulema, on ju. Et saad aru, et meil ju piir peab. Idapiir, see on kusine, sealt tulevad läbi, aga võt see lääne piir. See oli siin, No Rešnikul kõetud, ma ei tea, mingi paarkümmend sekundit siia lennata ju. Ma kujutsen ette, kuidas ütleme, Tõstamaa mehed vaatavad, et mingid laevad on kaldale tulnud, tanke veeretatakse maha. Helistavad, kas politsei ja piirivalveamet saatke patrull ja meil on dessant, rasketehnikat saadetakse maale, põleb, kõik põleb ja tulge kiiresti. Meil on siin pommitehas. Mida, mis moodi see käib siis? No mul loodan, et patrull siiski tuleb õigeaegselt. Et ma ei tea, see on Eestimaa on väike, aga piiri äärde ikkagi vist ei peaks panema ei ida ega mingi muu piiri äärde nüüd päris. Võib-olla sadam on lähedal, võib-olla see on hea, et saad tuua ja viia, aga samas... Ma ei saa üldse aru, Eesti pomme, kui sõda, neid pomme on ju vaja, nad tuleks ju, ma ei tea, kuskile, ma ei tea, kuhu viia, lennuväljale või kahurite juurde. Kunagi eelmise suure sõja ajal ju siis oli sedas, venelased viisid ju kõik sinna Uuralitesse ja sinna taha ju, aga pruuks siis oleks pommitada keegi ja ulataks. No Eesti oli tollel ajal, ütleme, eelmise kommunismi ajal oli üleüldse ju, ta oli piiritsoon, oli kogu täies ulatuses on ju. Ja selleks, et siin väga nagu mingi mässama jakataks, siis nagu siia anti nagu mingi paremad kvoodid igasugust, sai igasugust muud kaupa, mida kuskile mujal üldse ei antud. Mina mäletan üks esimesi selliseid arvutimänge, strateegiamäng, kus sai, see oli siis nagu venelaste ja ameeriklaste sõda, siis veel mingit sellist, Eesti ei olnud veel kuskil Euroopa Liidus ega kuskil. Olime Nõukogude Liidus edasi ja siis seal oli 2 stsenaariumi. Et kui venelased alustasid 3. maailmasõda, ma ei mäleta, kus see algas, aga kui ameeriklased alustasid, siis nad alustasid dessandiga Pärnu lahte. See oli väga tore oli mängida. See oli nagu kuidagi lähedane ja tore. Aga jah, selline strateegia seal oli. Et ma ei tea, millel see põhines, kas oligi ameeriklastel siis kunagi kuskil mingi selline mõte olnud või lihtsalt keegi nagu tegi seda hästi suvaliselt. Aga mängida oli ju hästi muhe. Jaa. Nii et saime selle vihmavarju asja selgeks. Jaa, selle vihmavarjuga on kindlasti nii nagu kogu aeg on olnud. Tuju on hea ja jutt on hea ja ikka julgesti edasi. Eks ukrainlased ka ikka panevad veel vastu viisakalt. Pealt oleks ikka pidanud 2 pudelit võtma. Jah, muidu meil saade kustub ära vaja. Jah. Kustub ära sedasi, et mu keel hakkab suulake kinni jääma. Aga läheme lõpuks selle kultuuriosa juurde, siis hakkame lõpusirgele ka. Kultuuriosa on meil traditsiooniliselt, ma natukene lükkan lõikelaua eemale. Nii, ja kultuuriosa on meil siis nagu alati Kristjan Jaak Monitor. Jah. See on logo, kes ei ole meie saadet varem vaadanud, see on meie kultuuri rubriigi logo. Kultuuriosa alustame ka, nagu ütleme, läheme nagu sujuvalt edasi, et siin on Delfi artikkel, et sõjaohu korral peab ligi pool Eestit evakueeruma. Riik aitab üksnes kõige nõrgemaid. Keda siis peetakse need kõige nõrgemate all? No siiamaani on, mina ka mõtlesin kohe, et mina ei kultuuri inimesed või? Ei ole kõige nõrgemad. Kultuuriinimesed ei ole midagi kõige nõrgemad. Homoseksualistid on kõige nõrgemad. Üks asi ja teine asi, pankurid. Sest neid ei saa ju maksustada, aga mitte midagi ei saa, need on väga nõrgad. Nagu sellised nagu kanamunad. Võid kohe pooleks, kui koksata. Selles mõttes mina rohkem ei oska välja pakkuda, kes võiksid siia, võib-olla ka immigrandid. Sest nendel on Aafrikas elu näiteks ohus. Tulevad Eestisse, aga see elu on ikka ohus, et väga nõrgal järjel. Põhimõtteliselt, selle saime selgeks, hiljem me tuleme nende homoseksuaalsete teemade juurde veel tagasi. Homoseksualistid tuleb siis küüditada kuhu, kas seal oli
kas oli öeldud ka millega ja kuhu neid küüditada? Ei, seda plaani veel ei ole. Seda plaani veel ei ole, aga mõte on, et lihtsalt tuleks hakata küüditama. Tuleks hakata homoseksualiste küüditama, jah. No, meil oli ju plaan, et Eesti lastakse õhku, kui vaenlane tuleb. Ja selleks, et kõik lastakse puruks, et vaenlase edasi liikumist aeglustada. No eelmise sõja ja eelmise kommunismi ajal need kommunistid ju need ju korraldasid ju selle, nendel oli hävituspatalenid ju selle jaoks ju. No nüüd on selleks siis NATO. Ja siis oli seal oli sedasi mingi kunagine see kultuuriselts ju liht, see läks ju pea täies koosseisus kohe sinna hävituspatalenidesse, hakkas ju seda ju kõike on kultuuri inimesed. Ega seal oli igasugused, seal oli kirjanikke, kunstnikke. Oli jah, seal oli jah. Seal oli ju kõike. Kirjandusteadlane Sõgel, hilisem Keele- ja Kirjanduse Instituudi direktor oli võitleja. Kirjanikest oli seal päris mitu. Mart Raud. Mart Raud oli jah. Väga tublisti võitles. Neid oli veel. Jah. Ja kunstnik Johani meenub mulle. Tema illustreeris, Eesti ajal illustreeris ta Sütiste värsromaani Noored partissanid, mis rääkis vabadussõjast, siis ta nagu tegi vahepeal ka isamaalist asja, aga pärast tegi teistsugust asja. Jah, aga lähme nüüd värskemasse aega nüüd edasi, seal oli Ekspressi artikkel seal see, et oli meil sellisest nagu mingist kultuuritegelasest, nagu ma ei tea, kas ta on kultuuritegelane mitte, aga nagu Sass Enno. Et oli 14, kui Sass Enno viis mind pärast vahekorda vanni. Sass Enno oli kirjanik, ta kirjutas raamatuid. Mingitest kriminaalidest. Ma ei tea, mina ei ole viitsinud lugeda, millest nagu ei kõlvanda eriti lugeda. Ta sai kuulsaks, hästi noorena kirjutas romaani Ma olen siin. Ja ta kirjutas vist ühe romaani, ma ei tea, sellest ka midagi, sellest natuke räägiti. Ja siis ta on teinud nagu mingid suhtekorrasluslikke raamatuid, nagu mingitest firmadest või midagi sellist. Ma saan aru, et ta nagu majanduslikult on hästi käinud, et ta sai aru, et ei maksa kirjutada pättidest, et kui sa kirjutad ettevõtjatest, siis ikkagi nagu raha liigub. No aga miks see nüüd sinna seal mingi Ekspressile? Seal oli mingisugune, tema suhe nagu siukeste verinoorte tütarlastega on olnud meedias varemgi nagu kajastatud. Mina mäletan, arvan, et see oli Kroonika lugu, mis rääkis sellest, kuidas ta töötas vahepeal mingisuguses rock-bändis või rap-bändis 5- või midagi sellist. Ja ta visati bändist välja, ta ise kirjutas seda, et teised bändimehed ütlesid, et jälle on sul siin mingid verinoored tibid, seal kuskil lava taga siis. Et kuule, et meil on jama niigi küll, et käib minemas. Et saad nagu mingi, ega räppareid ei ole mingisugune viisakas seltskond. Ütleme, et gangsta räpp ja see on päris kriminaale ja igasuguseid sinna kriminaali lähedale nagu selliseid igasuguseid veidrikke. Ja kui see selles, sellises räpi seltskonnas visatakse välja et sinust tuleb jama, siis see peab olema tõsine jama. Et see ei tulnud, minul ei tulnud see üllatusena, et mina olen Sass Enno kohta nagu ennegi nagu kuulnud, lehest lugenud siis, mis kombed tal on ja kui rämedalt see asi tal seal käib. Ja siis tuli välja, et tal nüüd Ekspress tegi sellest väga, väga pikki lugusid, minust mitu lugu, see oli lausa nagu eri number oli, mis siis kajastas Sass Enno nagu suhteid siukuste noorte ja veel nooremate nagu isikutega, aga küsimus vist tekkis sellest, et mingisugune, mis asjad nad on, suunamudijad või YouTuberid, mingisugune tibi oli talle nagu vist kuskilt nagu üles korjanud, mingi teise tibi nagu üles tunnistus, et Sass Enno oli temaga vahekorras, kui ta oli alaealine, päri selle kuskil oma mingisugusesse näkasesse, ma ei tea, kas YouTube'i asja, mida mina ei ole kunagi vaadanud, ilmselt ka kunagi vaatama ei hakka. Sellest hoolimata ükskõik, mis taga Sass Ennost ka ei kirjutaks ja kui õige see ei oleks, ma ei viitsi. Et see tegelikult ei oleks jõudnud kuskile. Paneb mingi YouTuber, lobiseb midagi, kogu aeg peksavad segast, eks ole, keegi ei pööra tähelepanu. Aga Sass Enno otsustas, kuna tal oli raha, otsustas selle raha investeerida kohtuasja. Ja see kohtuasi läks siis niimoodi, et ta nagu läks halvasti. Et ta ei saanud seda tibi nagu vaikima sundida, sest kohus leidis, et tibil oli õigus ja ta võibki seda rääkida, see teine tibi võib siis ka, eks ole, nagu sellest nagu oma mingis YouTube'i perse augus või mis iganes see siis on, nagu midagi seal sonida. Ja nii läkski. Ja ühesõnaga, ja tänu sellele, et ta oli lihtsalt niivõrd upsakas, et ta ei suutnud nagu vaikselt välja kannatada seda YouTube'i valu, läks kohtusse ja lõppes selle, et terve Ekspress oli tal saabastega seljas. Ütleme, mitte just väga intelligentne lahendus. Selliseid ajalugu tunneb selliseid nagu, mäletad, kunagi oli keegi laevaärimees Ninnas ja keegi pastor jäid Kati Murutarile vahele bordellis.
oli selline niinimetatud osalduseksperiment, kus Kati Murutar esines... Illar Hallast või? Hallast, just nimelt, jah, paljulapseline pastor. Ja kuidas siis asi edasi läks? No, Kati Murutar muidugi esines seal hoorana ja siis torkas selle asja kõik lehte. Näed, hooramajas käisid siuke pastor ja siuke ärimees. Ärimees ikka käib, nagu, mis siis ikka, eks ole, enne ka lehes kirjutatud ja enne ka käidud ja pole nagu probleemi. Aga Hallast hakkas nagu möllama. Ta hakkas nagu vastu, vaid ta tegi mingi oma kampaania, trükkis mingi raamatu Murutari anekdoodid, Katist mingi, ta andis nagu meedias vastulegi, umbes nagu Sass enne hakkas nagu rapsima nagu olukorras. Ja asi läks hullemaks ja lõpuks terve Eesti teadis, kus ta oli, mida ta tegi, kes ta selline on. Aga linnas ei unustati ära ja sellest ei tea nagu, kus oli linnas, ma isegi ei mäleta. Mingit oma teemat ei olnud, see oli etero teema. Mingisugune tavaline bordell. Ei olnud midagi väga spetsiifilist. Aga ma tahtsin sedasi, et nagu siia nagu sükest nagu rääkida sellest nagu kultuuri. Ja sellega, kui jääd bordellis vahele või mingi alaealise tibiga vahele, ära kiunu, ära mine kohtus, ära ole loll, ehk unustavad ära. Aga kui sa hakkad seda asja torkima, siis loomulikult ei unustata ära ja vihaga antakse sulle neid sitt lendab. Ja, aga ma tahtsin nagu sedasi, et üldse nagu sellest samast kõidi raamatust, et sellest tuua nüüd ühe näite, et kuidas seal nagu ütleme kultuur ja nagu homoseksualism, et ka omavahel nagu seotud olid kogu aeg. Üldiselt kultuur tänapäeval on homoseksualism, aga sellel, kui Kati Murutar kirjanik oli, siis veel ei olnud. See oli mõni üksik. Ja. Aga siin ma loeks väikse lõigu, et see nagu, mis toimus peale seda, kui järjekordselt, et mingi seal nagu ütleme nondel aladel seal nende metsikute rahvaste hulgas oli, et kui nagu üks suguharu oli vallutanud nagu teise ära ja siis nagu oli nagu ütleme, kuningas korraldas tavaliselt sellise suure sellise nagu võiduparaadi põhimõtteliselt on. Ja siis nagu see, kes nagu alistatud rahvas, et see siis saatis omalt poolt nagu see kultuuritegelased nagu mingit etendust nagu andma seal, et paluda nagu ütleme kergemaid nagu tingimusi, et okupatsiooni tingimusi, et nagu kergemat saatust palume. Ja siin ongi see, et loen siis selle lõigu, et ta saabus nahvõtte tavakohase austusavaldusega, kummardades ja tees žesti, nagu tõstaks maast peode ja mulda ja suruks selle oma huulte vastu. Ta ütles midagi sellist. Oh, mu isand kuningas, et sa mind tulle heidaksid. Mina, sinu alam, olen sinu silmis pahategija. Enesealandamine kuulus viisaka tervitamise juurde. Ilmselt arvas Kotšakuatl, et see võiks siin ka kasu olla. Kuid ilmnes, et ta oli ülemäära ettevaatlik. Ashahijatl ei tahtnud teid sõnu kuulda. Laul oli Tlatvanile meelt mööda. Et ühesõnaga, see nagu ta oli nagu laulja. Bändimees siis nagu, andis nagu vallutavad või võidukatele vägedele kontserti. Ja talle meeldis ka laulja. Ta viis selle Kotšakuatli või selle laulja kohe voodisse ja tahtis temalt lubadust, et edaspidi esineb too ainult talle. Šimalpachin väitis, et ta ütles isegi lõbustatult oma naistele. Naised, tõuske üles ja saage temaga tuttavaks. Leidke talle enda seas koht. Teile on tulnud konkurent. Eurolaulja. Sai nagu nüüd Conchitaga hakati voodisse. No näed, inimesed imestavad, et kuidagi nagu oleks midagi uut siin päikesel. Ei ole mitte midagi uut jälle. Asteekide homoseksuaalsete suhete tõlgendamine on olnud pikka aega problemaatiline, sest uurijad sõltusid suurel määral munkade järelevalve all kirjutatud allikatest ning vastustest otsestele üpris eelarvamuslikele küsimustele sellel teemal. Mingid eelarvamused olid. Vastajad teadsid suurepäraselt, et nad ei tohiks seda kommet heaks kiita ning tegid hukkamõistvaid märkusi, kuid raske on öelda, mida nad tegelikult arvasid. Hilisemal ajal kirjeldasid 17. sajandi pärismaalastest autorid, kuidas kirik homoseksuaalseid mehi julmalt karistas, kuid ilmselt ei pakkunud see vaatepilt neile naudingut. Kui nad üldse arvamust avaldasid, näis see kergelt hukkamõistev. Nii. Vähestest säilinud allikatest on selge, et enne vallutamist ei eksisteerinud isikute kategooriad, kes oleksid tänapäevases mõistes kogu aja homoseksuaalsetena elanud. Küll aga viitavad väljaspool hispaanlaste kontrolli kirjutatud nahvakeelsed allikad, et paljud mehed olid mõnikord vahekorras teiste meestega. Et maises elus oli mitmeid seksuaalseid alternatiive, mida peeti elust rõõmu tundmise osaks ning selles polnud kindlasti midagi enneolematut, kui mehed usutseremooniatega kaasnenud pidustustel ja küllap ka muudel puhkudel koos voodisse läksid.
No usk oli selline. jah, et ka see kuningas, et see kuulus See on sõjamees, nagu Luteri kirik praegu. et see kuulus sõjamees, kes seal selle lauljaga koos kohe nagu Conchitaga koos nagu sinna voodisse läks, et ta oli sigitanud hulga lapsi ning ta võis nii meeste kui naiste vastu himu tunda. Nii, et kuningas armastas tõesti flamingomadu, sest too pani ta tantsima, kommenteeris hiljem ka. väga detaili ei maksa minna. Ning neid detailidega rohkem ei tegele. Me loete ise ajalugu, ei hakka siin, meil ei ole päris see saade, meil on kultuuri osa praegu siis. Et ajalugu on mõnikord väga ebakultuurne. Ja. Siin on, kui me teame teisi sükseid Eesti kultuurist ju ka, kes meil oli ju, kunagi oli, mäletad, mingi raadioviktoriine korraldati, on ju. Ja siis seal ka mingid suvalised helistajad olid seal, kes seal raadios helistasid ja siis mingi esimene küsimus, teine, kolmas, neljas, kõik vastas nagu õieti, see nagu vastaja ja siis lõpuks jõuti 5. küsimuseni ja siis öeldi see edasi, nüüd oleme see 5. küsimuse juures, et peaauhinnaks on siis nagu et see on nagu peaauhinna küsimus ja siis peaauhinnaks on täna, et Arno Toksmaga oli see nagu privaatkontsert, on ju, privaatesinemine. Ja siis küsimus ise on selline, et missugune jõgi nagu voolab läbi Tartu. Ja siis see vastaja vastas Niilus. Õnnestus ära niiperdada sellest asteegi kultuuri jõledustest. Hästi, tundub ka, et Niilus. Aga ma ei tea, kas see on neid homoseksuaale, et kas neid päris nagu sellest harjumust nagu võõrutada õnnestub, et seda ei teagi ju. Pedofiile väidetavalt ei pidanud saama nagu võõrutada, kes seda teab. Võib-olla mõnda üksikut, aga et suurem osa ikkagi jäävad. Võtta see sama 2 miljonit või 1,8 miljonit seda europedofiili, kes kinni püüti. Et need olid ju, politsei kommenteeris, et need on meie vanad tuttavad. Ja meie vanad tuttavad, suures osas siis. Ainult, et need videod ei olnud nende vanad tuttavad, et videod olid uued enamuses, aga need videote tegijad ja vaatajad olid vanad kliendid. See võõrutamise koha pealt tuleb üks, ma ei tea, anekdoot meelde, kuidas seal mingi Watson, kuna tal käis hirmsat moodi närvidele, et Holmes kogu aeg seda piipu tõmbas, tahtis Holmesi sellest piipu tõmbamisest võõrutada ja siis oli alati sedasi, et iga hommikul toppis selle Holmesi piibuga omale, selle piibuga, selle otsa toppis omale tagumikku enne sellega. Paari nädalast tulemus oli ikka sedasi, Holmes tõmbas ikka edasi, aga Watson ei saanud ilma selle piibu tagumiku toppimisest hakkama. Oleks tore, edaspidi, kui mingid filme ja sarju tehakse, võiks tal olla piip tagumikus. Sherlockil on hambus. Watsoni iga hommik oli sedasi nii ärkas kohe piip tagumikku. Ta oleks ju väga värvikas ja homoseksuaalne, nagu tänapäeva kultuur peab olema. Ei, kultuuri osa nagu igati viisakas meil. Ei saa kurta. Ma arvan, et sellega võiksimegi tänaseks lõpetada. Et meie 17. Uttu ja Tutsi show sai kultuurselt lõpetatud ja kohtumiseni. Nägemiseni.